Tervitus, mina olen Kristo Tuurman. Mina olen Illimar Pilt. Ja tere tulemast vaatama ja kuulma papsid.ee podcasti, kus me räägime väga ägedate, mõnusate, lahedate, tuntud ja osaka tundmatute saatekülalistega väga lahedatel teemadel. Peaasjalikult siis ma arvan, et kõige olulisemal teemal üldse suhted, mis meil elus on. Ja räägime suhetest lastega, paarisuhtest, räägime ka suhtest iseendaga ja see on see, mida me ka papsid.ee-ga teeme ja meie koolitused ja töötoad, mis me läbi viime, et need 3 suhet hoida. Nii et kui sul ka tunned, et paarisuhe ei ole päris endine, kui lapsed on tulnud, võib-olla intiimsuskirg on kuhugi ära kadunud või suhe lapsega vajaks rohkem lähedust või oled võib-olla ennast ära kaotanud kõige selle sees, siis tead, et vaata meie lehele. Meil on vist järgmine papside meistriklass isadele on 4. oktoobril tulemas ja me teeme ka emadele, nii et seal saate 1. novembril vaadata, et 1. novembril teeme paar korda aastast teeme naistele ka koolitusi, et saate kindlasti vaadata üle. Ja kui me räägime veel suhtest iseendaga, siis kindlasti soovitame, kes on ka meie aitab podcasti teieni tuua, on siis muutus.ee lehele minge, ehk siis Peep vaindab selliseid mõtterännakuid, kus saad iseendaga paremat suhet luua. Ehk siis väga soovitame järgmine 4. oktoobril tulemas teemaks veel lahtine, aga vaadake muutus.ee lehele, et on äkki usalduse kohta, et see on nagu väga lahedad rännakud, kus saate iseendaga paremat kontakti ja saate natukene vaadata sisekaemust teha, et mis paresti on oluline, kuidas endaga seda suhet veel paremaks ehitada. Nii et kindlasti vaadake üle koolitused ja muutus.ee. Ja siis nüüd lähme tänaste saatekülaliste juurde ja täna on meil siis teise hooaja teine saade ja ikkagi on ju paslik, et meil on ka 2 külalist siis saates, kuna on teise hooaja teine saade. Ja meil on üks väga kihvt ja väga lahe paar. Ütleme niimoodi, et läks natukene aega, et neid siia saada, sellepärast, et aegade klappimisega ja klapitamisega läksin juba eelmisel hooajal, tahtsime, et nad siia tuleksid, istuksid, aga vähemalt nüüd on nad siin ja päriselt kohe teie ees. Ja lisaks sellele, et neil on 2 peale 4 last, nad on mõlemad väga ettevõtlikud, väga toimekad, kes on siin turundaja, kes on muusik ja kui ma ütlen, et mõlemad on jalgpallikohtunikud, siis te vist teate, kellega tegu on. Et tere tulemast Tomi ja Anni Rahula meie saatesse. Tere. Tervitus. Tere noored. Aega läks, aga jõudsime siia kohale. Asja sai lõpp. Mina arvasin, et seda ei juhtu. No Kristo, et juhtub. Ja läks. Vaata, siin on juba elu õppetund selline, et nagu järjepidevus viib sihile sellest. Ja järjepidevus viib sihile ja ikkagi see ka, et et ongi, meil kõigil siin, eks ju, kamba peale on päris uhkelt neid lapsi, siis elu tuleb nagu vahele, et kõike alati ei saa ja ei jõua, eks ju, et paraku nii on nagu, et tuleb anda natukene nagu aega rohkem. Kuidas meil täna siis on, et kuidas teie paari suhtes on, et kumb rohkem räägib, et kas täna peame kedagi katkestama ka ja kellelegi rohkem sõna andma või olete siuke võrdselt siin? Anni räägib kindlasti rohkem. Aga tavaliselt, kui on mingid siuksed intervjuud või asjad, siis ta kuidagi suudab ennast tagasi hoida. Ma ei tea, miks. Te peaksite praegu seda podcasti kindlasti pildiga vaatama, sest Annil on väga toredad siuksed nii juba selle küsimuse peale. Annin juba suugi. Ja peale meeldib rääkida. Nii kuidagi me dünaamika on veidi Tomi ja siuke lühikese jutu mees, kui ütleb siis konkreetselt ja. Aga jah. Tuleb kulda. Aga siis ma viitsin nagu lahti seletada vaata asju alati, et sa tead nagu vastust ette, et siis nagu minna süvitsi nagu võib teha, aga kuidagi see võtab nagu nii mõttetult pikalt aega, et lähme nagu eluga edasi. Mul on kuulnud jah, et sulle see need, kuidas nimetakse small talk, kuidas eesti keeles nagu, et see sulle ka üldse ei istu, et nagu tühjast tähjast ilmast rääkida, et see ei ole ka täitsa sinu teema. Just mingi paar päeva tagasi või mis iganes oli, kus me käisime kontserdil. Brian Adamsi kontserdil käisime mingi hetk ja siis Anni ootas mind, ma tulin kusagilt tualetist, jalutan seal üksi ja siis järsku keegi hüüab, tšau Tomi! Siis ma korra vaatan kusagil ja siis keegi lehvitas, tuttav nagu oli, tšau ütlesid ja siis läksime edasi nagu. Siis lihtsalt jõudsin ka Annile, mõtlesin, et ma ei teeks mitte kunagi, kui ma näen inimest tuttavat seal, las ta olla seal, ma ei hüüa, tšau, ma ei tea, Mati, hei, ei ole tore, et sa oled siin, ma olen ka siin või mis iganes. Ehk et ma nagu isegi mõtlen, see peab, ma ei tea, ema, ja siis ma lähen nüüd emale tere võib-olla, see peab mingi väga lähedane inimene. Ma just tahtsin küsida, et kuidas sa helistad emale nagu palju õnne soovid, et siis on niimoodi, et ütled, et
tšau ema, palju õnne ja läks kõne ära. Et ei ole nüüd, kuidas sul läinud on, mis teinud? Et ongi, et mul pigem ongi see, et küll ma nagu ikkagi räägin inimestega ja on inimesed, aga need inimesed peavadki olema nagu minu jaoks lähedased, et kes nagu mulle nagu päriselt tahavad korda ja kes on mul nagu elus olulised. Ja kes su lähiring? Jah, et ütleme, et sellised small talk'id, need on kõik sellised asjad, nagu öeldakse, et need inimesed tegelikult mingites momentides ei ole tegelikult sulle vajalikud, kui nad ei ole sinu jaoks olemas, neid ei olegi sulle olemas, et miks ma siis nagu panen oma aega ka selle peale, ma ei tea, kuidas sul läheb, sellepärast, mis vahet mul on see, kuidas temal läheb, ega temal tegelikult ei ole vahet, kuidas mul läheb. Ja Anni, mis sa selle peale ütlesid? Ei, ma mäletan, et siis ta tuli, rääkis mulle selle loo ja siis mõtlesin, issand, kui ma näen tuttavad, kus ma lähen kepslen tal, hüppan selja taga, tšau! Ja mul on nagu, ma saan sellest energiat. Tema kaotab sellest energiat ja see on nagu üliteadlik valik tegelikult, et kuidas sa kanaliseerid siis seda. Mina lähen korjan seda energiat, ma tean, et selle inimene on ka selline, ma võib-olla, kui ma nagu Tomit, ja ma ei oleks ta abikaasa, siis ma võib-olla ei läheks kepseks ta ümber niimoodi. Ja vaatad lasekiirega juba laseb sind. Ja ma täna, kui ma kõndisin, mind võeti auto peale ja siis ma hakkasin talle ka rääkima, et kuule, see võttis mind auto peale. Ta katkestas mind mingi hetk. Mind ei huvita üldse, kes see inimene on või mis autoga ta sõidab või mida. Nagu ta hästi nagu jälle demonstreeris seda. Mina tahan lihtsalt kõikidest detaile, kõiki emotsioone hästi jagada. Ja tema ütleb, mind ei huvita ja mul on see, ja see on ka minu jaoks jumala fine, sest ma tean, milline see on sama, et ma ei salvesta nagu enda jaoks nagu pahne, et tegelikult see on ju mitte vajalik mu ajule ja minule elule ja mis iganes, et kas see inimene, kes iganes nüüd peale võttis, on ta, ma ei tea, tore töökaaslane või mis iganes. Et me läksime kohe, läksime inimeste erinevate inimeste. Ja, aga räägime sellest, ma küsin sellest erinevusest nagu olema, et te olete nagu, näha ongi, et kaks selles osas täitsa nagu erinevate inimesed, kuidas teil omavaheline suhtlus ja see nii-öelda omavaheline kommunikatsioon toimib siis? Väga hästi. Väga hästi, jah? Me ikka räägime palju. Ikka räägite palju, jah? No, tõsiselt palju. No see ongi see, et ma saan oma nagu jutud ära räägitud, oma vajadused kaetud ja sõnad seavad otsa täpselt, et mul nagu piisab, mul on nagu inimene, kes katab kõik mu vajadused ära. Mul nagu ei ole nagu väga nagu vaja seda mujal. Kellegi teisega rääkida. Seda infot nagu, ma ei ole niisugune avatud, et ma ei anna nagu oma infot, ma olen nagu kasvatatud kuidagi mitte nagu, et oma asjadest ei pea rääkima nagu. Ehk et mis on nagu kodus, on ju meie teada, mis iganes Vene ajal olid ju olulised asjad need, et ma ei tea, me saime Soomest suht varakult juba olid meil videomakid ja puldiga telekad, on ju, siis sel ajal, kui veel Eesti võib-olla ei olnud vabagi, on ju, et ema käis Soomes ja need Soome õpetajad olid sellised tutvused, siis oli nii ja olid nagu võimalused ja hästi palju käidi Vargil ja siis nagu öeldi, et kodus, ära räägi oma asjadest, on ju, et mis meil on kodus, on ju, et sest enamusel tegelikult ei olnud, on ju, et oma asjadest nagu ei räägita ja kuidagi see on nagu jäänud, et mis ma siin ikka räägin. Nüüd ma tean, miks meil jalgrattad ära varastati, kui me käli. Mina varastasin. Mina rääkisin järelikult kollegile, et meil on jalgrattad. Aga see praegu ma arvan, aga see on... Küllap oligi nii ja... Uskumatu rahul, et on jalgrattad. Olid, jah. Mis teil veel kodus? Aga ei, jah, ega ma ei tea, kas see ei ole puhtalt, et kodus, eks on inimtüüp ka, et mõni ikkagi, kui kodus öeldakse, et räägi vähem, on ju, et siis võib-olla ikkagi on hästi niisugune laatad ära. Aga ma nagu töötaks nagu siin natuke sündmustest ette ja ma näen seda dünaamikat enda kodus ka, et kuigi seltskonnas ma suhteliselt palju küll seletan, koduseinte vahel, siis pigem on mul ka kaasa see, kes nagu võtab selle suurema osapoole või asjad. Kus kohast ta nagu meil jookseb ummuk sisse, siis selline dünaamika on tihtilugu konfliktid, et konfliktide lahendamised, et kui mulle seal nagu näiteks small talk või niisugune emotsioonide välja näitamine niivõrd oluline enam nagu ei ole, siis mul naine peab seda olukorda siis seletama mulle vähemalt 3, 4, 5 korda erinevat nurkade alt ja mul on juba, tule siis, kui sul on ka mingeid lahendusi pakkuda. Kuidas teil see asi toimib? Et kas saate nagu siis väljendada? Emotsionaalne, vaata, selles suhtes, nagu vaidlustes, vaata. Ei ole, see ei ole emotsionaalne. Meil oli see, vaata, kus esimest korda me vist hakkasime vaidlema stiilis, nagu me ikka paari dünaamika algab ju, vaata stiilis nagu, et stiil, Tomi oli ju nii, et nagu keegi lendab kohe peale, nagu ootas, et ma hakkaks midagi võib-olla kõva häält tegema või midagi loopima. Ja siis ma olin mingi, nii, piparmündi tee sobib, et ma teeks nüüd tee, istume siia, on ju. Ja siis Tomi seisis sealt toas nagu veits niimoodi.
noh, kui me kus alguses on... hakkasime käima, siis oli, minu jaoks oli harjumatu see, et tulles eelnevast suhtest, siis et oli nagu teistmoodi, et nõud ja nagu, kõik, olid nagu valmis, et nüüd nagu Läheb actioniks. Läheb actioniks, aga siis nagu ei tulnud nagu seda, siis nagu Namaste, sen no me teed. Esimene tüli oligi nagu selles suhtes nagu lahendatud, sest ta oli viidud täiesti vaata segadusse, öeldakse jalgpallikohtunikuna ka, vaata, ütle midagi ootamatut vastumängijale, siis ta mitte ei hakka karjuma su peal, vaid oota, miks ta sellest räägib, vaata. Ma ei olnud valmis nagu seda ka, et nagu lihtsalt vestluse käigus saab nagu tülisid lahendada. See oli täiesti esmakordne kogemus sulle, jah? No jah, et ennem oli pigem plärts on ja uks kinni ja siis päeva pärast oli see nagu kuidagi jäi sinna. Vaiba alla. Mis tegelikult ei olnudki nagu õige, et asjad tuleb nagu rahulikult lõpuni ära rääkida ja selgeks rääkida. Et aga õnneks need asjad nagu, mina nagu hästi palju olen ümber õppinud, nüüd juba on pikalt. 13 aastat, jah? No natuke rohkem kui 13. No palju te siis kokku saate kahe peale? No okei, meil saab 14 sügisel, et 13 pool sul. Ühesõnaga jah, et olen hästi palju nagu ümber kasvanud ja õppinud, mis nagu positiivses mõttes, nagu suhete mõttes ja et ma nagu olengi, et sa pead nagu avama ja rääkima ja nagu rahulikult rääkima. Okei, eks ikka see teinekord see temperatuur tõuseb, on ju, aga ikkagi kuskil nagu ta kunagi ei lähe nagu kuidagi nagu ebameeldiv. Venni pakub teed ja läheb ikka paremaks jälle. Väga hea. Nüüd ma oskan kohvi juba pakkuda. Sellest kõht peab täis olema. Jaa, see on ka nagu, ma tajun seda ka kõige vanema lapse puhul, kui tal on kõht tühi. Ta nagu ei ole nõus meiega koostööd tegema ja see oli suht kiire avastus sinu puhul ka. Me nagu hakkas mingi konflikt tekkima ja siis ma küsisin ka niimoodi stiilis, et äkki saaks süüa natukene, et ma olen nõus sellest rääkima ja väga tähtis teema ja mida sa süüa tahaks, vaata, alustad sellest ja siis sööd kõhu täis ja siis... Ja hoopis teine. Need on need ressursid, vaata, mis meil on. Koolitustel ka Kristoga oleme siin, kui me papse koolitame ja ka naisi, et mõnikord on siuke kreedo tuuakse siis välja või ütlus, et tüliga magama ei minda, et selle asja peame ära lahendama. Sul on väiksed lapsed. Sul on õhtu käes nagu, sa oled jumala rampväsinud ja nüüd hakkame nüüd seda asja lahendama. No mida sa lahendad? Sul pole ressursse seda asja lahendada. Mine maga ennast ära, selgeks, söö kõht täis ja siis on sul energiat seda asja toimetada. Väga hästi, ilus kohe kuulata, vaadata seda asja. Ma olen ka vist selle täiskõhu see vaidleja, et mul on ka vaja täiskõhtu. Tiim täiskõht, mina samamoodi. Võidus sõltub, nii et naised, täitke oma meeste kõhud ära ja vaidlused lähevad palju paremaks. Ma arvan nagu kuidagi selles suhtes, et võib rääkida, me oleme siin nii või naa teinud, aga seesama, et kuidas te toimite, te küsite, siis ma olen öelnud ka seda kuskil välja, et ma arvan, et paaris suhe ei pea ka nagu räme raske olema. Kui ta on ikkagi väga raske, siis mingid asjad juba, mingid dünaamika asjad on nagu väga raske ümber harjutada edasi. Et meil nagu need nagu pooled läksid suht hästi kokku, et mingid väärtused ja asjad nagu tegelikult ja kus me täiendame üksteist nagu olid juba nagu väga tugevalt juba need eeldused olid päris head siia minema, et me ei pidanud nagu väga palju nagu neid asju nagu niimoodi, et üks märkab ühtesi asju, teine märkab teisi. Need tugevused on nii erinevad ja nad nagu kuidagi sobivad palju paremini. Nagu... Samas, Tommi, sa ütlesid, vaata, et sa ikkagi õppisid natuke ringi, vaata, et näiteks juba tülitsemine või see rääkimine, iseenda avamine oli sinu jaoks uus selles suhtes. Et see ikkagi nagu vastu tulemine natukene ikkagi on, et see nagu, et sa pead mingid sammud astuma ikkagi. Aga see oli nagu suur töö või ma ei tea? Ei, ma ei teagi, lihtsalt ma ei olnud nagu seda kunagi võib-olla niimoodi teinud, vaata, et võimalik, et see oli nagu olemas. Lihtsalt ei osanud, et ei osanud nagu ise avada või ei osatud nagu mind nagu avada ka selles protsessis siis varasemalt, et jah. Sest see mingisugune suhtlemise ja läbi arutamise, see mingid sellised nagu sul on nagu kogu aeg tegelikult minu arvates olemas olnud, et ma ei oleks läinud ka nagu niimoodi peale, kui ma näen, et vaata inimene näiteks ei taha minu. Räägi. Ja stiilis, et sa ei tohi ära minna enne, kui sa kõik ära räägi. Ei, et ma vähemalt kuidagi nägi. Väike paus on küll hea. Jaa, absoluutselt. Aga tõmbab tempi maha. Ma ikkagi nagu tahaks nagu või kuidagi näen, et oli nagu eos ikkagi väga nagu mõistlik ja mõistev. Nagu ja hooliv. Oli. Aitäh aususest, aitäh sulle aususest. Tal olid nagu, sest ta on nagu tohutult hooliv mees, nagu ta hästi hoiab. Eos vaata, tuled käest kinni, siis ta alati otsib seda kätt
et nagu sind hoida ja ma ütlesin ka nüüd, kui ma kontserdil... ei ole. Ja ka see nagu mingi hoolivus või see märkamine, et ta oskab nagu naist märgata ja hoida. Omandiinstinkt. Vaata, sa ütled see, et ema õpetas sind. Vaata, et sa pead, mäletab lapsepõlvest, et ema hoidis teda süles, et vaata, et sa oma naist ka nii hoiad. Ta alati ütles nagu, et naisi peab hoidma ja naisi peab austama. Tal on see olemas, vaat see on see, kuhu ma tahtsin nagu jõuda tegelikult. Et sellepärast ei olnud temaga nagu raske ka mingil määral, et sa tundsid, et sa oled nagu nii hoitud juba, et siis sealt nagu ehitada. No mina tulen ju ühiskonnast ikkagi, kus nagu naistel avati ust on ju ja lasti uksest üldse lasti enne välja, kui sisse on ju tänapäeval, ole õnnelik, kui sa bussist enne välja saad. Saad maha. Vajuvad sisse enne. Et olid need ajad nagu olid, et midagi võis, ma ei tea, mis iganes piir oli kinni ja kõik oli paha, on ju, aga samas tegelikult ikkagi mingid sellised üldintelligentsed asjad olid ikkagi minu arust ja viisakus asjad olid oluliselt kenamini paigas, kui siis see tänapäeval on. Aga räägi Toomi veel sellest lapsepõlvest, et kus kasvasid, kuidas sul isaga ja... Me rändame alati, alustame lapsepõlves ka, et vaatame, et kus me oleme nagu tulnud ja just, et natukene mis mustrid kaasa tulnud või midagi. Punkte ühendada. Viljandist. Viljandist. Oma isa algusest peale koos, siiani koos, üle 57 või 8 aastat abielus. On nemad juba, et... Pulma aastapäev sama päev kui meil ema nende järgi abielus. Valisite? Ei, jah, me tulimegi Viljandist. Ema kutsuti siia Tallinnasse tööle poistekoori juurde, kunagi oli Rammi poistekoor ja siis ta tuli siia 21. kooli ja siis isa tuli siia ka, temal oli geodeesia firma oli lõpuks hiljem, et ühesõnaga maamõõdubüroo siis ja siis olengi õppinud 21. koolis, muusikakeskkoolis, hiljem Konsis, Muusikaakadeemias, Sibeliuse akadeemias, Läti konservatooriumisse sain sisse, aga ei käinud. Kus infot tuleb meil? Tahtsid teada ruttu, kiiruga lasen üle. Wikipedia. Aga lähme natukene sinna alguse poole nagu tagasi, et kui sa oled siuke nagu väike poiss, mis sa mäletad nagu siuke 5-6 aastane, et kuidas sul, milline see lapsepõlv oli, kas sul oli nagu palju nagu rõõmus, enne jagasid, et saite Soomest mingisugust nii-öelda kraami, mida Eestis veel ei olnud, eks ju nagu olemas, aga kuidas sul see nagu pool oli ja ma ei tea, suhted isa, emaga, kui palju sul oli seda nendega koos nagu mängimist, et meie aegsetel oli seal igasugused, ma ei tea, anti kevadel ära ja sügisel uuesti nähti ja et võib-olla mul ei olnud nii. Ma olen palju olnud koos ema-isaga, hästi palju. Oli ka, suvel olin ikkagi Viljandis vanaema juures, mis iganes kuu, 1,5 võib-olla, aga ma ikkagi ka suviti, rääkimata sügisest või talveajast, aga reisisime palju koos ka vanematega, et omal ajal oli ju, Euroopa oli kinni, aga Nõukogude Liit oli avatud, ehk siis kogu Venemaa on meil läbi rännatud autoga, et samamoodi rändasime, käisime Gruusias, Armeenias ja kõik, Valgevened ja kõik, mis iganes on läbi reisitud, on käidud loomi vedamas, vanasti olid siuksed asjad nagu rongiga veeti loomi, teeniti raha niimoodi suvel, et perega käisimegi, magasimegi ühes selles vagunis koos sigadega, et me heinapatjadel või heinakõrte peal ja tegime ise seal süüa nende gaasipliitidega ja samal ajal toitsime neid sigu vanematega ja õde oli ka ja see oli nagu fun, et tegelikult... Kvaliteetaeg. Jah, et positiivsed mälestused on oma lapsepõlvest, et jaa, ma olen hoitud kindlasti. Aga kas see on siiamaani ka nagu kestnud, et see on nagu, et ongi see ema ja isaga tegelikult see lapsepõlve suhe ikkagi peegeldab tänasesse päeva ka, et sul on endiselt on nendega hea suhe ja lähedane? Mul on lähedane suhe nendega, et eks ikka teinekord nagu mõtled teistmoodi kui vanemad, aga see on nagu normaalne, on ju, et on mingid asjad. Aga üldiselt meil on lähedased ja siiamaani oleme lähedased ja saame nagu väga hästi läbi. Aga selle nurga alt ka veel, küsin veel ära, mis mul mõttes oli, et sa ütlesid ema kohta nagu ka, et see oli üliilus, et sa ütlesid, et ema hoidis sind nagu süles, eks, ja ütles, et vaata, et sa hoiad nagu naisi samamoodi, eks, nagu mina praegu sind hoian. Et see hoolivus, mis sa oled nagu emalt kaasa võtnud, mis on veel, mis sa oled nagu paari suhtes nii-öelda kaasa võtnud näiteks oma nagu emalt ja mis on, mida sa oled kaasa võtnud siis oma isalt, et milline isa sa ise oled oma lastele, et mis on sellised nagu märksõnad? Ma arvan, et mul on neilt võtnud, eriti isalt olen võtnud selle, et ta, kuidas ma ütlen, ei oska nagu jalgu laua peale panna väga. Ei oska jalgu laua peale panna? Et ta nagu on tegutsemises ja ta võtab nagu vastutuse hästi palju ja teeb, ma ei taha öelda, et ette taha ära, aga teeb nagu võib-olla rohkem, kui tegelikult teinekord tegema peaks.
aga kui see teda nagu rahuldab ja see on temale nagu okei, see on fine jälle on ju, et ma ise nagu ei oska ka, et teinekord ongi, et noh, ma ärkan hommikul ülesse, ma lihtsalt tegelen nende lastega, noh, ma võiks samamoodi võtta kohvi, lüüa jalad laua peale, et ma ei tea teise on ju, aga sa kuidagi nagu täidad nende vajadusi, teinekord nagu ongi võib-olla too much, et saad ise aru, et fuck, et noh, ma ei ole ju mingi noh, kuradi noh, ma ei pea nagu kogu aeg teenindama. No, teinekord nagu tuleb meelde see, kuule, hei tütar, sul on jalad, sul on käed, kraanikauss on seal, vesi on seal, et noh, võtta ise ja eks me nagu kasvatame, aga lihtsalt unustad teinekord ikka ära, nemad nagu küsivad heatahtlikult, mitte üldse nagu, et noh, see on nagu fine, mulle keegi soovib vett, noh, ma võin tõusta on ju, ja anda selle, et see pole mul keeruline on ju, et aga ma arvan, see tegutsemine, et noh, sa teedki ja ma ei tea. Lapsed vaata tulevad külla, siis tal võileivad, kõik asjad, nagu vanaisa lihtsalt teeb ja ta sõidutab teinekord last trenni meil koolilast juba ja koolilapsele nii meeldib, ta tuleb alati toidukarbiga ja Tomiga alati, kui kuskil me sõidame, Tomi paneb toidukarbi valmis ja nii edasi. Seesama isa võttis tegelikult ju kaasa mind, et noh, vaata autorooli ta tõstis mind varakult, et noh, et esimese trahvi sain juba Vene rublades, isa maksis, oli kõrval, ma olin 12-aastane, kui sõitsin Mustamäel seal, kus see Mustamäe haigla on, seal täpselt mäletan, jäin vahele Miilitsale veel ja isa oli kõrval, noh, ise 12-aastane poiss, et noh, juba nagu sõitsin ise, et isa andis 25 rutsi, see oli veel lillat värvi Miilitsal ja läksime edasi. Et noh, mitte, et see nagu ilgelt õige on, aga ma sain nagu varakult. Oota, sorry, kas sina sõitsid edasi või? Jah. Et ühesõnaga isa nagu Rahul autokool. isa kaasas mind nagu tegemisse, et noh, et lükkasin lund ja hommikuti ma läksin, panin hommikul garaažis nagu auto ise käima ja noh, puhastasid seda, noh, sellised asjad, et nagu noh, kogu nagu teed midagi ja kaasad neid lapsi, et jah, okei, need lapsed tulevad praegu ka teinekord ja siis nagu mõtled seda, et ära palun nagu noh, ühesõnaga mul oleks lihtsam üksi ära teha, kui laps seal, no ütleme nii, et sõna on jutumärkides nagu segab, noh okei, aga ma saan aru, et laps vajab nagu arenemist ja siis kaasamist ja et siis teed need asjad ära, et tegelikult nagu noh, isa ongi, ma ei tea, ma olen nagu käinud temaga spordivõistlustel emaga nagu nii vähem, et isa on nagu olemas olnud ka selliste asjade jaoks, et isa on tegelikult noh, ju vaata ema kõrval nii kaua olnud ja emale ette taha nagu heas mõttes ära teinud, isa teeb mu majas süüa, et ema nagu ei tee süüa, on ju, et noh, ta kindlasti oskaks teha. Ema teeb kooki ehk et mis ongi, et seesama, et noh, et ma mitte, et ema ütles, et noh, et naisi tuleb hoida, vaid ma nagu nägin ka kõrvalt. Kuidas isa hoidis? Jah, et isa nagu kogu aeg on tegutsenud, ma ei mäleta kordagi, kui mu vanemad, noh, ühesõnaga pidu peeti ikka, pudelid olid laual ikka. Ma mäletan, et noh, kui keegi seal tahtis pits viina või midagi on ju, siis lapsed ei tohtinud nagu pudelit tõsta, et anna, noh, et mul ulata mulle umbes, et see olnud, et ei. Ja ma ei mäleta kordagi, kus mu vanemad oleks nagu, või isa just, noh, ema nagu nii mitte, aga tuleks koju nagu noh, nagu ta oleks purjus. Et sellist hetke ma ei mäleta, kuigi noh, alkohol ei olnud nagu tabu, alkoholi joodi, aga kõik oli nagu viisakas, et ma ei mäleta, et noh, isa umbes magas ja ma ei tea, et hommikuti olid nad hästi varajased, ma isa olen hästi varajane, et see kuidagi on nagu minule nagu edasi kandnud ja mul vaata, ema käis koolis, oli kooliõpetaja, ma käisin samas koolis ehk ja isa läks hommikul tööle. Mul on vanem õde ka, aga minu nagu side vanematega on nagu kindlasti, kuidas ma ütlen, võib-olla lähedasem, sest ma esimesest eluaastast või noh, esimesest kooli eluaastast, siis ma mõtlen ka kooliaastast, ma käisin, kõik hommikud me läksime koos, isa läks tööle, ema läks kooli ja mina läksin samasse kooli, ehk me sõitsime koos ja tulime koos, sõitsime koos, tulime koos, aga õde käis õhtupoole koolis. Noh, ja siis õde nagu läks ise kooli ja tuli ise on ju ja on nagu olnud. Need erikogemused samas peres nagu. Ehk et noh, ma olen nagu hästi palju koos olnud ja ma olengi, sellepärast ongi, mul nagu see pere on nagu oluline. Koos, vaata, me teeme ju ka kõike nagu koos. Su vanemad ka ju teevad nagu kõike koos nagu. Nad ei ole siuksed jah, et vaata. Ma lähen üksi mingi. Jah, et üksi reisile väga harva. Vanast ei teinud vist üldse. Kuidas see muster kaasa võetud siis, et paps tegi sulle süüa, kuidas teie peres siis? Ei no see on seesama, et ma ärkan selle pisikese beebiga võib-olla tund aega hiljem või näiteks noh, ma üritan teda hoida magamas kauem natukene. Ja siis Tomi on all, ta on neil teinud juba puder on ammu laua veel võileivad, ta mängib jatsit nendega seal mingi, enam-vähem on koristanud ära mingid asjad veel nii edasi, et hästi tihti ta on nagu noh, seesama, mis ta räägib, ta ei oska istuda nagu, ta seal ta kirjutab. Aga on kordasi, kus sa tuled alla ja ma ütlen, ma ei ole neile süüa andnud, sest ma lihtsalt. Ja, aga ja see on vaata seesama, mida ma rääkisin, et nagu need ei ole nagu need rasked asjad olnud, sest mina jälle tulen alla, ta ütleb, ta ei viitsi, okei. Pole vist kordagi niimoodi, et stiilis ma kuidagi võtaks seda, et
appi, et ma ka ei viitsi. Et iseenesestmõistetav juba, et see on. Ja, aga mul tuleb see sama, okei, viitsi, siis ma viskan mingi avokaado võiku enam-vähem selle pošeeritud munaga kokku. Äge, ma tahtsingi midagi sihukest hommikul teha. Et meil kuidagi see sama, et kui tema ei viitsi, siis minul on hästi palju nagu tihti energiat just seal kohas, kus vaja nagu. Klapib. See ongi see, võib-olla ma ei taha nagu tekitada seda, et kõik on nii lihtne, jube lihtne, aga nagu mingid asjad on lihtsad nagu ja selle pealt on nagu ka lihtsam seda rahumeelsust ja seda nagu suhtes nagu hoida. Et Tomi teeb tõesti väga palju nagu süüa, aga me teeme nagu päeva jooksul nagu võrdselt. Alati kui üks ei tee, teeb teine ja me nagu ei aruta seda kunagi. Ei aruta, meil ei ole nagu, meil ei ole jaotatud niimoodi, et sina pesed pesu, sina triigid, ei ole nii. Meestetööd, naistetööd, vaid seal on nagu panus. Meil on väga ilus. Ma ei taha öelda, et me oleme jaotanud võrdselt, aga me nagu panustame võrdselt, kas on protsentuaalselt 60-40, siis ongi võib-olla toidu tegemine on võib-olla nii ja täpselt. No, nagu ma ütlen ka, et võrdsust ei saa üheski suhtes nagu nii ei ole olemas, eks ju, aga saab olla võrdsem. Et alati saab olla võrdsem, ehk siis kui on ikkagi ebaõigluse tunne, siis järelikult on midagi paigast ära, eks ju. Et seda ei ole. Ja ilus tähelepanek ka ikkagi, et kõikidel kuulajatel ka, et ikkagi kui oluline on see, et sa kaasad oma lapsi jälle ehe näide, kuidas sellest on lihtsalt kasu, et sa veedad nendega koos aega, kaasad enda tegevustesse ja see muster kandub edasi ja jälle nagu parem, et kui soovid jälle, et su enda lapsed oleksid ka tulevikus paremad paari suhtes ja paremad vanemad, siis jälle me saame suure töö ära teha. Ainult paari suhtes. Nagu räägime kas sellest, et kui lapsed on 14, 15, tiinekad on, kas sa pead sundima neid tuba koristama või nad tahavad seda. Või näiteks, jah. Et kui sa oled juba kohe kaasanud neid juba väiksest peale protsessidest, nagu meilgi seal hakkab WC-potti puhastama, siis ma tean, et seal on mingi lillevaasid ja kõik asjad satuvad sinna sisse, nagu see on karauul, on ju. Aga kui ta on pisikesest peale juba nagu osalenud sellest pärast, ma ei pea seda nagu sundima enam seda. Ja ma mõtlen seda ka veel niimoodi, et üks asi on nagu et tulevikuks nagu see valmisolek, aga ma mõtlen ka seda, et ma ei tea, mis iganes. Kukub mingi meteoriit mulle sinna pähe ja Annile ja seal metsa sees 3 päeva lapsed on üksinda. Ehk et nad saaksid täna hakkama niimoodi, et nad ei nälgi ära seal. Et ühesõnaga, et juba tänase 8 teeb meil kõik toidud ära põhimõtteliselt. Ta tuli kolmeselt juba tegi pannkooke meil. Eile oli 3, oli niimoodi, et me olime õues ja siis mul veel Annil ütles, makaroni jäid ju keema, on ju. Siis jooksin nagu sisse, sest mitte jooksin, läksin ruttu sisse ja tagasi. Siis vaatan, 3 on seal poti juures ja segab seda, ta teab, et tuleb segada, ütleb, et makaronid veel ei olnud kupatatud, on ju vees olid küll, aga juba oli ise võtnud juba külmkapist või, ütles, ma juba panin või siia sisse ka. Kuna me pärast paneme, on ju, vaata makaronid võid, on ju, et siuke lihtne toit on ja teinekord teha, aga alati ju töötab. Et nad saavad nagu, et nad peavad hakkama saama ka siis, kui on vaja nagu eluks nagu päriselt hakkama saada, et mina ei tea, tänapäeva maailmas kui sul inimesed juba, ma ei tea, näevad mingit pilte ja siis katsuvad kogu aeg niimoodi, on ju, aga siin, et asjad peavad nii olema. Miks emme ei tule lähemale, kui ma nii teen? Lasteaias ju räägitakse neid lugusi, kus nad emmet üritavad niimoodi zoomida. Ma pole seda veel kuulnud. Ma olen kuulnud, et lähevad lasteaia akna juurde, zoomivad, et emme tuleks lähemale. Akna veel. Ja see on nagu hirmutav tegelikult, et need on need, kus et sellepärast me oleme hästi üritanud nagu ekraanivabad olla ja kaasata ja ma ütlen, Tomi paneb neid, ma ei tea, istutuskaste kokku ja alati see poiss seal mingi kajas seda akutrelliga seal, ja kui ma selle võib-olla panen sotsiaalmeediasse, ma saan mingi 3 kirja, et ettevaatlik. Me oleme seal kõrval, me ei teeks midagi, mis teeb lapsele liiga, eks ole. Ja mis tema ja kui ka läheb natuke katki, see näeb, siis paraneb ära. Iga kord. Ma just käisin lastega metsas siin paar päeva tagasi ja mõtlen mul kõige väiksem 7-aastane paneb noaga nagu Miška. Miks? Seepärast, et ta on 2-aastaselt saadik juba metsas käinud. Kõik lapsed on metsas käinud. Ja mis oli algus? 2-aastaselt ta lõikeski endale sõrme. 1 kord, 2 korda, kõik. Peale seda juba oskas hoida. Mis vanuses sa igale lapsele oma noa kinkinud? Sul on see eraldi... Ja mul iga laps on 5 eluaasta, nad saavad oma noa. Ja mis noa puhul eriti tähtis on, mida nagu lapsevanemad ütlevad. No ma olen näinud lapsevanemad tõepoolest, et mul ükskord sattusin EMO-sse ühe tuttavaga kokku, kellel oli siis lapsel oli otse esine lõhki. Miks? Sest oli 7-aastaselt esimest korda lõikas kääridega. Vanemad polnud lubanud ja siis nagu juhutus õnnetus. Miks? Seepärast, et ta oli olnud kogemus selle kohutav. Ja mis ma olen lastele siin nugadega teinud on see, et see nuga peab olema terav. Need on väga teravad noad, mis ma annan. Miks? Sest nürinuga ei leia teed. Ehk siis nürinoaga õnnetus juhtub kordades rohkem kui terava noaga. Ja mu lapsed teavad seda ülihästi ja oskavad sellega ringi käia. Ja see ongi see, et kaasatud vanem ja see ohtlik see vaba mäng on hästi oluline, et lapsed peavad ka kogema ja saama oma kogemuse kätte. Ta tulebki välja sul
väljas on külm, ma ei pane kindaid kätte, no ära siis pane. Ja ongi 5 minutit ta ei ole, kuule, kus kindad on issi, on ju. Palun, olemas, elu õpetab, eks ju. Tule ka, Tomi, me rääkisime sinu sellest lapsepõlvest, nüüd tahaks nagu vaadata, mis sul siin teispoolsusega siis toimub. Ja, et ma vaatan nagu tema lapsepõlve oli mingi, see on see meem, mis käib ringi, et kuidas see on, et minu laps tulevikus kurtmas, vaata psühholoogi tooli peale, kurtmas, kui ideaalne lapsepõlv tal oli. Kui Tomi ütleb, et mingi appi, mul ma ei tea, võib-olla ema, isa jättisid mind 10-aastaselt paariks tunniks, teen nalja praegu, et kui raske see oli, ma mingi, et mina olen hästi selline, ma olen maalt, mul vanemad. Kus see maa oli? Siuke 40 kilomeetrit Tallinnast, no küll metsa sees. Aga ikkagi maa. Aga ikkagi maa, koduõppel Kruusatee ja kruusatee, oi, meil oli ralli seal lapsepõlves ja käisime vaatamas rallit. Kus kandis siis ikkagi? See on põhimõtteliselt nagu Kose vald on, noh, nii et ta ei ole nagu kaugel, on ju, et ma olen siis lasteaias pole kunagi käinud, algkool koduõppel, vaata, ma olen niisugune hästi tagasihoidlik ja nagu sotsiaalselt imelik. Kuidas koduõppe sulle halvasti mõjunud? Ja see on see kõik mingi, oled sa kindel, et sa tahad vaata koduõpet, et need on alati nii nagu mingi siuksed vaiksed ja ei leia kohta ühiskonnas. Aga on ju mingi siuksed naljad. On üks ega täitsa keegi. Aga ühesõnaga algklassid koduõppel ja siis lasteaias pole käinud, enamus ajast õues kusagil. Ma tegelikult, ma olen esimesed 7 aastat äkki kasvanud üles umbes maja, mis oli umbes nii suur, et ma ütleks nagu see stuudiopilt võib-olla, mida inimesed näevad, äkki see ainult 2 korda ja meil oli 3 last, ema, isa ja sellel vetsutoas, ehk siis meil oli välikäimla, saun oli iseenesest, et nad said mingi vee tuua, kui see puurkaev õues ära ei olnud jäetud, siis sai vett ja see oli nii kitsas, me põhimõtteliselt olime õues kogu aeg nagu terve lapsepõlv. Vennad on mul siuke aasta vanem vend ja 2 aastat noorem vend nagu need me kolmekesi nagu tuumik tol hetkel olime, hiljem lisandus veel neid, et kõlas nagu lisandus. Aga siis vanemad mingi hetk lahutasid. Kui vanas olid, kui nad lahutasid? See oli nagu pikk protsess, see oli mingi 5-aastane protsess. Mis vanusest alates sa hakkas käima? Ütleks, mingid esimesed märgid olid stiilis 10, ma olin. Teismeline, see on väga teadlik koht. Ja ikkagi, ütleme nii, see läks täpselt sinna pubeka aega. Kus sul on see vastu hästi kehv aeg nagu iseenesest, et mina olin ka, vaatasin kooli sellel ajal ja nii edasi, et nagu jube palju kehva asju ühes kohas on ju. Aga samas nagu, ma ütlen, me hästi palju olime väljas, me tegutsime, ma ei tea, karjatasime lehmi, võtsime naabritel kartuleid, nagu samamoodi hästi palju nagu sa tegid ise ära, ehitasime onne maja endale, ehitasime metsa just vendadega, tegime sinna kusjuures pliidi, panime sinna lõkke alla. Et siuke pisikene nagu suitsu tuli enam-vähem nagu, aga midagi maha ei põletanud iseenesest. Hästi palju me nagu tegutsesime omapäi, käisime oja ääres, käisime ujumas seal, üle pea vees, nii edasi, et tänase päeva, kas ma laseks ja issand jumal, kuidas me elame, vaata veel praegu. Et hästi palju selliseid asju, olime mingi tee ääres, seal nagu autod läksid mööda, siis me nagu peitsime ennast mugi alla ära, vaata paar autot. Täna sõidab mingi tunnis, vaata neid 10 ja 10 sealt, aga hästi vähe oli. Me mängisime nagu auto tee ääres hästi palju ja hästi palju selliseid nagu metsas käike, et meil sügavad metsad, me oleks võinud vabalt sinna kuskile ära koduda. Et isa tegi hästi palju tööd, ema oli iseenesest kodus, aga ta hoidis veel kodu korras, tegi süüa, nii edasi. Kui palju selle kõrvalt on aega teiega tegelikult? Ja ütleme niimoodi, et ma ei tagasi vaadates, ma ei näe nagu etappi, et mul nagu minuga ei tegeletud. Me tegelesime asjadega parasjagu, nagu meil ei olnudki nagu seda, et stiilis, et miks sa ei mängi meiega või midagi sellist, et meil mingi oma elu seal elasime täiesti. Et võib-olla see, aga kuna vanemad on mul nagu lahutatud ja minu arvates nad nagu oleks saanud seda lahutust paremini teha, kõige jubedam on see, et ma olen nagu väiksest peale nagu elanud nagu mingisuguse sellise mõttega, oi, ma oskaks nii hästi lahutada nagu. Et mis on nagu kurb mõte, mida laps tegelikult nagu kaasa võtaks, et nagu kuidas seda protsessi teha, et miks peab võib-olla siuke 10 siukest asja mõtlema või 15 edasi. Ja siis
ma vaatasin, ma ei tea, võib-olla mõned inimesed nagu tunnevad ära selle seriaali, et lastega kodus oli mingi sihuke Full House oli mingi sihuke seriaal, kus oli isa, onu ja siis isa sõber elasid nagu selle isa 3 lapsega nagu majas ja neil oli mingi sihuke hästi vahva suhe lastega, et nad nagu rääkisid kõikidest asjadest, rahulikult istusid maha, arutasid, jõid teed teinekord oli ju, et ma nagu kuigi seal ema ei olnud nagu selles suhtes, siis ma alati nägin, et minu pereelu saab olema nagu selline, et mul oli nagu üliselge, mul on nagu suht asjadest suva, vaata paljudest asjadest, nagu mis autoga ma sõidan, kus ma elan või mida iganes, aga mul oli nagu mingi visioon, et milline perekond. Ehk siis see suhted, suhete osa. Ja ma väiksest peale ma olin, et ma abiellun hästi hea mehega nagu. Mul oli nagu... Oi Tomi kohe niimoodi kerkisid niimoodi peal. Aga nagu, vaata täna ma ütleks, et ma manifesteerisin, aga mul oli nagu mingi kindel tõdemus nagu, et see pereelu, mis mul saab olema nagu hästi siuke nagu kokkuhoidev suhe ja mingi siuke arutlev ja austav ja mul nagu võib-olla mingisugune nägemus, miks see suhe on, oli nagu hästi väiksest peale ja võib öelda, et see on nagu tassinud. Samamoodi, et temal on üks kogemus ja minul on teine kogemus, aga me panime need kokku kuidagi. No sa võtsid ka vaata, ma mõtlen, tihti on vaata seda, et me oleme ka jälle nagu rääkinud seda varem siin podcasti saates ka, et kui sul on nagu näiteks kehva lapsepõlv, eks ju, siis on sul 2 teekonda. Sul on teekond, et sa kordad täpselt oma vanemate mustrid, eks ju, või siis sa näed, mida sa ei taha ja sa lihtsalt valid selle teise tee ja teed risti vastupidi sellele, eks ju. Et sa oled ehtne see, et sa valid selle teise, paraku väga paljud valivad selle sama, eks ju, kordavad seda sama mustrit, et sa oled just see nagu ehe näide sellest, et saab ka teilt teistpidi, eks ju. Et võid oma nii-öelda siis kehvema poole või selle, kus ei olnud suhted sellised, nagu sa oleks tahtnud, pöörata hoopis nagu jõuks või väetiseks. See on vastutuse koht. Sul elus vastutus, et sa vaatasid, millist tulevikku tegelikult ise tahad luua. Aga ma nagu tihti tahan öelda, et mind nagu ei tasu selles suhtes, et jälle kiita siin koha peal, et ma mingi hirmsasti nagu oleks vaeva näinud sellega, sest see oli ka mul nagu, ma olen ise hästi positiivne inimene, hästi võimalusi nägev inimene, ehk siis ma ei ole nagu jälle omakorda nagu pannud mingit hullu tööd sinna sisse, et vaata kindlasti mingit tüüpi inimese see esimene mõte on, vaata võib-olla see on, ma ei saa sellega või see on nii, pigem läheb tuksi ja nii edasi, et mul see esimene mõte on alati nagu pigem, et siit saab, vaata, et ma ei ole ka nagu mingi hullult seda, et ma nüüd keeran seda positiivseks, ma keeran, vaid see tuleb nagu mingil määral mu seest, vaata. Et ma jälle ma ei taha öelda, et nagu, et ma olen, issand, see kõik tuli jälle ise, aga samas jälle, vaat kui inimene, ma näen, et inimtüübid on nii erinevad, et ma näen, et see ei pruugi nagu kõigil tulla nii lihtsalt ja siis ma tahaks krediiti anda just veel nendele inimestele, kes on nagu seda rämedat vaeva näinud, vaata, sest kes need esimesi mõtteid peab hakkama keerama, vaata, mis see instinkt, mis seest tuleb, vaata. Et kui see on nagu, need on need teised inimesed, kes on võib-olla näevad nii palju rohkem sellest. Absoluutselt, et sa selle nagu... See on see sama, vaata, et inimesed ütlevad, et küll mul on vedanud. Siis hakkad mõtlema, et okei, aga võib-olla mingi töö ka sinna taustal on, et ma nagu üritan seda tasakaalu leida selles osas, et öelda, et jah, natukene ma tegin tööd ka, aga samas vaata, et inimesed nagu ei eeldaks, et võib-olla. Aga see lahkumine, mis nagu jättis natuke nagu jälle ka, et kuidas see on, kas see jättis nagu jälle ka nagu suhetes, et kuidas sa nagu oma ema või isaga suhtled või see oli nagu sellel teismelisel perioodil ja siis ta nagu lahtus. Noh, ma mõtlen, et kui see nii positiivne olnud, võib-olla sa nägid seda juba mõne aasta pärast nagu paremas valguses. Ma kolisin välismaale suhteliselt kiiresti, et ma kolisin 18 aastast ikka välismaale ja ma olin mitu aastat välismaal ja ma ikkagi suhtlesin oma vanematega vähe, aga samas ma jälle, see on seesama, millest sa üles kasvad, vanemad ikkagi tegelesid omavahel lahutamisega ja nii edasi ja ma mingil määral nagu, ma elasin ka siis, ma mässasin välja selle, et ikka üritad seda tähelepanu enda peale tõmmata ja nii edasi, see on selline klassikaline laste käitumine. Aga siis ka, kui ma 18 olin, ma võib-olla ei osanud nagu näha seda, et milline peaks olema nagu hea laste ja vanemate suhe omavahel olema, et sellel hetkel ma tegelesin mingisuguse oma elu ehitamisega, et ma võib-olla suhtlesin vähem vanematega, aga mulle tundub, et nagu mingisugune suhte muutus tekib siis, kui sa saad lapsed nagu, ja mingi muutus tekib omakorda see, kui sa mõistad, et ka kõikide inimestega, see on mingi viimane nädal, kus ma olen mõistnud ka seda, et kui palju inimesed hindavad teisi inimesi mingi ühe oma kogemuse põhjal, et see on halb inimene, see on halb inimene, see on halb inimene stiilis.
ta 10 aastat tagasi ütles näiteks mingi asja oma info pealt, mingite mõjutuste pealt, oma halva päeva pealt ja nüüd ma ütlen lihtsalt, see on halb inimene ja seda nagu ma küll üliharva nagu annan hinnanguid inimestele, aga seesama võib-olla, mida me oma vanematele teeme, et me jääme näiteks sinna kinni, et ma tahaks öelda, et mul on vanematega nagu päris hea suhe tänasel päeval, on ju. Aga ma ei näinud seda halva, nagu ma nendega nii palju ei suheld. Nagu samamoodi. Võib-olla, ma ei tea, kas sa oskad siit kõrvalt vaadates nagu midagi nagu sellele hinnangut anda, et no Tomi on täiesti teistmoodi kasvanud, on ju, nagu ma saime kokku, siis ma vaatasin, issand, ema helistab jälle, nagu ema helistab sulle, kogu aeg rääkis emaga. Tihti sa rääkisid päevas korra või? Jah, nagu jumala palju, ma mingi nad tegid siis veel poistekoori, arutasid hästi palju ikkagi tööasju ka, vaata. Aga noh, tegelikult helistab korra nädalas umbes. Ja sina võib-olla umbes ütleks. Ja siis isa samamoodi. Ja siis ma vaatasin, issand, kui palju suheldakse vanematega. Et jälle see on selline asi, vaata, millest mina ei osanud võib-olla puudust tunda. Aga nüüd me nagu... Nüüd kui lapsed saad siis sellest aru, et oi kui... Et nii tore ja samamoodi me tegelikult täna oleme, meil on mingid omad chatid, vaata, et mina, mu õde, ema, me kolmekesi põrgatame mingid päevasündmuseid ja asju näiteks seal, et saadame pilte lastest oma. Et on Tomilt ka sulle nakanud natukene midagi. Ja seda nagu, ma ütlen, ma ei osanud näha nii palju, et mul oli nagu mingid teised inimesed, kelle ma võib-olla oma nagu selliseks lähedaseks nii-öelda perekonnaks nagu võtsin, on ju. Et see on mingi, see ei ole. Aga nagu vaata, on ju sõbrad täidavad mingi hetk elus hästi palju rolli, et kui me Tomiga hakkasime kokku. Tomi on mulle üldse siuke reality check olnud nagu elus. Ma võin sellest rääkida. aga nagu... Sellest kokkusaamist tahaks ma küll kuulda. Et kuidas see värk siis välja nagu nii-öelda nägi? Et mul on nagu mõttelõng läks sinna eelmisesse, et noh, ühesõnaga hästi palju sõprussuhted kompenseerisid võib-olla seda perekonna asja ja siis Tomi tuli minu ellu ja ütles, need sõbrad, et need hakkab ära kukkuma sulle nagu mingi hetk, vaata. Et võib-olla selline mõnele on punane lipp, et mis ta lõikab nüüd sõprused ära, aga tegelikult mitte, ta tuli nagu reaalselt oma mingit elust rääkima, et vaata, kui sul tulevad lapsed ja nii edasi, siis need omakorda need sõprusdünaamikad muutuvad. Ma mingi, mis sõbrad, ei, nagu need 47 sõpra, kes mul on, need kõik jäävad, vaata, siukseks igapäevaseks suhtluseks. 47. No, nagu naljaga pooleks ma sotsiaalne inimene hästi, on ju. Et siis ta tuli ka nagu sellega, siis sa näedki, et sul jäävad nagu mingisugused nagu sõprussuhted jäävad nagu rohkem. Mingid jäävad sellised, kus sa helistad 2 aasta pärast, ta on sul täpselt samamoodi olemas kui eile, on ju. Et aga ütleme nii, et ma hästi näen ka oma vanemaid nagu tänases päevas. Et ma ei hinda neid ka võib-olla sellest, kuidas neil õnnestus võib-olla omavahel suhelda, kuidas neil õnnestub suhelda. See ei puutu minusse otseselt tänases päevas. Isa on isa, ema on ema. Mina hindan neid selle suhtluse põhjal nagu hästi tugevalt täna. Mis sul praegu on. Jah, mis mul praegu on. Ja et ma ei pea andma hinnangut tollele hetkel, kui inimene võib-olla oli, ma ei tea, 25-30, on ju. Et miks ma kannan seda täna kaasas on ju endaga. Endale ju raskus. Endale raskus ja sellega, et milleks, eks ju. Nii palju lihtsam elada. See sama inimeste hindamine, vaata, mingite ühtede asjade põhjalt ei pea, et elad nagu tänases päevas hästi tugevalt. Aga lähme selle juurde, Ilmar juba natukene mainisin otsapidi, et kus te siis teie kohtusite, kus need... Läänemere lained kokku läitsis peaval. Lõkkele lõis asi. Kes siis keda nagu nii-öelda hakkas seal mudima? Mudima. Me sõbrad olime pool aastat. Ühesõnaga tegelikult oli... Tomi tegi selle. Vaatagi, mis nägu Tomi tegi selle. Ei, see oli niimoodi, et tegelikult ma tegin kohtuniku paberidele. Jalgpallikohtunik. See oli 2011 kevad, veebruar, märts, mis iganes seal algus oli. Ja noh, siis kui sa saad need paberid kätte, siis nii-öelda hakkas kohtunike komisjonilt tulema seda nagu määramisi mängudele. Mina olin juba aasta kohtunik. Oota, nüüd mina räägin. Ma tulin oma infoga siis. Jah, ma oleks jõudnud. Mõtlesin, et milles. Aga okei, ma ütlen selle ära. Anni juba oli varasemalt kohtunik, aga mina ei teadnud sellest ju midagi, et selles suhtes mina oleksin ise enda pealt, ma ei süvenenud üldse nagu sellesse, et kes seal on keegi kohtunik või nii. Ja siis üks määramine tuli kunagi, et kes iganes see peakohtunik oli, ja siis oli nagu abikohtunikeks oli siis Tõh.Rahula, siis oli A.Pohlak.
siis mõtlesin, Aivar Pohlak siis tuleb. Äge, Aivar Pohlak isiklikult. Isiklikult. Ja ma nagu üldse nagu ei mõelnud midagi muud ja siis istun seal garderoobis, kohtunike ruumis siis ootan ja siis tuleb sisse mingi blond. Tere! Mina olen Anni ja siis ma alles sain aru, et okei, et neid Pohlak on veel nagu, et ma nagu ei süvenenud, kes on kelle poeg või tütar või nii, et siis ma sain nagu, nägin elus esimest korda Annit. Ilus vaatepilt oli. Ja see jäi nagu kohe silma ja selles tegelikult meil nagu, ma arvan, et tegelikult tema inimesena on nagu nii avatud ja hea suhtleja ja tegelikult meeldiv inimene, et ta saab tegelikult kõigiga hea klapi. Ehk et temale, kui ma oleks nagu ütlen, et meil kohe nagu omavahel klappis, ma arvan, neid inimesi on nagu tegelikult oleks, aga lihtsalt et kas tema nagu selle vastu võtab, on ju, et okei, aga siis oligi, et siis meil see suhtlus nagu vaikselt hakkas ja siis me nagu nii-öelda saime nagu sõbraks. Ja siis me suhtlesime läbi selle suve nagu meili teel niimoodi, et kas sa saad umbes kas sa saad mulle tulla nagu umbes appi nagu kohtunikuks. Mul oli teinekord vaja kohtunikke kuskil siis umbes käis niimoodi, aga siis see nagu Aga sa suhtlesid ka vaata? Tekstist nagu minu oli nii sõbralik. Minu jaoks nagu, mina nagu seal ridade vahelt mitte ei lugenud välja nagu, et ma pigem nagu ise nagu läksin nagu seda teed, et see naine nagu meeldib mulle rohkem kui lihtsalt nagu, ja siis tuli tegelikult sügis peale ehk tegelikult täpselt nüüd 14 aastat tagasi oligi septembris hakkasime me nagu päris tihedalt suhtlema oktoobris. Sa käisid vaata läbi ka mingi inimesega, kellega ma koos töötasin, nii et te hängasite ka koos rohkem pildil olid see, kus kuna seltskond oli tegelikult kohtunike värk on üldse niisugune intiimne või nad on nagu vähem, et kes kellega sa rohkem suhtleb, aga me kuidagi sattusime niimoodi ühte seltskonda ka rohkem ehk et aga siis ikkagi kuidagi leidsin selle tee, et septembris me hakkasime lähemalt suhtlema ja oktoobris läks tõsisemaks ja novembris läks juba nagu väga tõsiseks. Oi. Jaanuaris elasime koos. Ma mäletan, et tuli nii-öelda uudis vist tuligi minu sünnipäeval. Oli Sky Plussi hommikuprogramm rääkis, mul on 3. novembril sünnipäev ja tuli nagu, et ma ei tea, kas see tuli kuskil ajakirjandus ka või midagi, et me nagu umbes omavahel käime. Et see tuli täpselt mu sünnipäevapäeval. Kingiks sulle. Ise veel ei teadnud. Ja ma pole mitte kunagi suhelnud tema isaga. Ja siis samal päeval helistas mulle nagu isa, kui see uudis tuli. Sorry, see on sünnipäeval, see vist oli üks päev enne või pärast. Ja siis ma mõtlesin, et täitsa pekkis, et selle uudise peale ta nagu et mis nüüd tuleb nagu Saame kokku, Tomi. Hakkame rääkima. On olemas, vaata, kuvand on olemas. Ja, aga see kõne oli hoopis teisel teemal ja hoopis mingi, mis iganes kultuur ja jalgpall ja mis iganes muul teemal oli. Aga lihtsalt ma mäletan seda. Tema ei loe sellist meediat või tema ei olnud võib-olla see jõudnudki, ma ei tea. Ja, sest tal oli mingi stiilis järgmine päev või midagi kuskil kuul. Ühesõnaga aga ma mäletan seda hetke, et mul käis seest nagu läbi, mõtlesin, et mine vekki. Nüüd nagu hakkab kõik. Aga et siis ütleme, et novembrist alates me oleme päris tõsiselt ma ei tea, siis koos olnud, et minul on nagu kohe see, et ma ei ole niisugune teiteja mees, et teidime ja vaatame, et saame kokku õhtuti või pärast mis iganes, et ma tahan kohe kokku elama. Abielluda. Ei, põhimõtteliselt kokku elama. Et ma tahan olla, esiteks ma tahan olla koos, Small talk ei ole. Miks ma nagu seal kodus üksi olen niimoodi, mis ma teen, chatin kellegi teise naisega vahepeal ja siis sellega või ei, et ma nagu pühendun ühele. Et ma annan nagu endast selle ühele, siis lähme nagu edasi, lähme kohe asjaga konkreetseks ja küll siis näeb, et ma ei tea, piltlikult öeldes ega tihti ongi, et ma ei tea, mis iganes, mõned võib-olla käivad pool aastat on ja siis kolivad kokku ja siis selgub, et ma ei tea, ei sobigi. Jaanuarist oli vist koos. Meil oli see, et ma ostsin kohe korteri, et mul ei olnud lihtsalt seal voodit veel ja diivan tuli umbes detsembris ja siis kohe, ma veel magasin seal mingi põrandil ja siis ma olin sinu juures. Ja see tuli veebruaris muusika auhindade peal, Aftekas oli meil ja siis pärast seda järgmine hommik tulid just kiivit lõikasid, ma mäletan. Aga sinu juures olime nagu hästi palju aga jah, me hakkasime tegelikult, ütleme detsember-jaanuar kohe koos nagu elama, et. Ja me käisime novembris esimesel reisil juba ju, suht kohe. Vaata, me käisime Põhja-Iirimaal. Niimoodi, et keegi vist ei teadnud, et me olime deitisime. Ja siis vaatasid nagu Eesti ajakirjanikud olid käinud neid jalkafänne pildistamas, siis me olime ühe pildi peal nagu muuseas taustal, me olime seal, vaata, kogemata keegi ei pannud tähele, nagu see pilt siiamaani on vist kuskil olemas. Aga jah, et tegelikult jah, läbi jalgpalli me saime nagu kohe läheme reisile, Ja pool aastat olid meile vahetanud, teadsid inimest, ei ole mingi psaiho, ei ole värgid, muidugi. Ja see meilivahetus on vaata niisugune nagu teist. Me kihnusime vara selles suhtes ikkagi, et nagu, või 2012. Ja aasta hiljem. Ja siis 2013 abiellus. Jah, päris. Ja esimene laps?
2017. Okei, sinna läks ikka natuke timmimist oli. Sinna natuke sellega ootasite. Jaa, aga see ei läinud nagu selleks... Jah, haigus oli protsess. Jah, see protsessi taha. Tegelikult üritasime 13 juba hakata kohe. Need tegelikult teadmine oli olemas kohe, eks ju. Jah, soov oli. Aga see on lahe, jah, ta on nagu hästi, nagu ta ütlebki, ta on konkreetne tüüp. Jah, mulle sobib kõik. Nii. Minek. Aga kuidas sulle, Anni, see asja vastuvõtmine oli nagu nii-öelda? Kas sa tahtsid nagu võib-olla rohkem romantsi või mismoodi sul oli all good või? Teadsid ka kohe? Ei, ma ei tea kuidagi. Ma nagu ei oska. Siiamaani ei saa aru, kuidas ma olen kõigiga nii sõbralik, kuidas see juhtus. Kuidas see juhtus? Sest kui ma olin seal köögis ja kiibi ja siis oli nagu... Ei. Vaata, ma ei tea, ma oli ikka nagu, mul mõned suhted nagu enne on olnud ja ma ikkagi mingil määral, mul on nagu väga vähestest inimestest, kellega ma olen väljas käinud, nagu on mul midagi halba öelda. Nagu või nagu, et selles suhtes, et ma tunnen, et ma olen elus nagu suht hästi ka meeste poolt nagu hoitud olnud. Nagu võib-olla mõni erand on ju. Aga seal nagu midagi on jäänud puudu, ütleme niimoodi, et võib-olla seal 1-2 oleks olnud soovinud seda suhet võib-olla ka tõsisemalt edasi arendada, aga see on nagu midagi jäi nagu puudu. Midagi sellist, mida sa ise ei viitsi ka, et okei, ma siis arendan ja aitan nagu seda teist poolt. Ju, järelikult. Ei, aga ei, ma üritan nagu ise praegu, ma kusjuures olen mõtteprotsessis ise, ma ei ole seda nii palju nagu läbi mõelnud, aga võib-olla, et ma ei oska isegi seletada, mis see võib-olla puudu nagu jäi, aga ma võin nagu aimata, et mulle võib-olla selline kõige tüüpilisem inimene ka võib-olla ei sobi, on ju. Et ma ise olen siuke et Tomi on hästi see tasakaalustav jõud. Maandus nagu. Ja maandus ja ta on hästi minu jaoks ikkagi põnev inimene nagu. Ja võib-olla vaatad, et temaga nagu, või meie elus vaata, tegelikult me ei tea naljalt ette, mis juhtub järgmine kuu või järgmine aasta, vaata. Aga samas ta on kõige selle sees nagu üli rahustav ja stabiilne komponent nagu. Vaata, sina saad ringi panna, kui tema on see kese. Mingil määral ta on nagu, ma võin olla see tuulelohe stiilis on ju, ja tema on nagu ikkagi see nöör, vaata maa küljes kinni nagu. Et ma võin vaadata sinna ja tänna ja liikuda ringi nii-öelda. Ma ei oska seda nagu kuidagi sõnadesse nii hästi panna. Et... Minu arust on see tasakaalustav see, et minust mina nagu mõne asjaga oleks vastupidi see, et kus sina nagu hoiad nagu seda vaia maas, et ma nagu liiguks nagu et sa nagu pidurdad mind või meid või samamoodi tahaks nagu nii minna või teha või, aga ei saa. Jah, ei meil ongi nagu mingi, ma ei oskagi öelda, mingid erinevas kohas on nagu need, kus me hoiame seda. Me oleme nagu selle, vaata see kes kõnnib sellel slackline'il, vaata, aga meid on 2 ja siis me oleme täpselt eri kohas on meil need kaalud, vaata, et hoiab seal keskel nagu püsti. Kuidagi niimoodi. See ennem hästi tõid Anni tegelikult välja ka juba päris algust tegelikult ju, mis seal nagu Tomi puhul ka oli, et see oli baasväärtused, mis on nagu suhetes nii vajalikud. Et kui ühised baasväärtused, see on see ikkagi vundament, kuhu me hakkame asju üldse laduma. Et kui seda kahjuks ei ole nagu teisest poolest, siis sa võid seda tööd teha, palju sa tahad, on ju, aga seal pole midagi laduda kuskil. Varem või hiljem hakkab sienga maja kõikuma. Ja see hoolivus ja see pühendumine võib-olla, ma ei tea, mida ma kuulen tihti, et nagu meesterahvad ei taha seda teha ja siis on üks mees, kes nagu nii tahab pühenduda ja on nagu valmis seda tegema. Et siis see on nagu hästi äge minu arvates. Liiga palju nagu võib-olla seda ei leia, on ju. Arvatavasti, et aeg edasi seda veel eriti, eks ju. Aga kuidas sul, Anni, oli ka see kuidagi, et Tomil oli laps juba ka, eks ju, eelnevat suhtest, et kuidas see ka kuidagi mõjutas või kuidas sinna rolli nagu minna oli, et mõnes mõttes kihlused abielud kohe ka, eks ju, siis ta oli vana laps mingi 10 aastat tagasi, 13, kui Anniga hakkasin käima. Ma ütlen, et nagu ma ütlesin siin selle, et Tomi lõi mulle nagu nägemise nagu selles suhtes nagu selgeks, kuidas see maailm üldse toimib. Ma olen hästi naiivne ja hästi optimistlik olnud nagu ja kui me kokku saime ka seesama stiilis, ma tulen ja raiun talle, kõik inimesed on head, ära unusta seda. Ta vaatab, millest sa räägid või kus sa elad, vaata. Samas vaata, tema tuleb lapsepõlvest, mis kõik on hästi rahulik ja hea ja tema on nagu see skeptik on ja mina olen mingi, kõik on tore ja nii edasi, et
võib-olla see, ma tulin ka hästi nagu võib-olla positiivselt meelestatuses, tulin nagu sinna sisse, et kui ma vähegi skeptilisem oleks olnud, ma nagu mingil määral ikka see on nagu protsess on ju. Ja iseenesest on nagu väga tore täiskasvanud tütar, nagu ta ülihoidev või mind nagu hästi kiiresti ja Tomi vanemad ka võtsid nagu mind kohe, nagu ma olin nagu hästi hoitud, et selles protsessis, et kindlasti nagu võib-olla teistmoodi, teise mõttelaadiga sisse tulla, ma ei tea, kui lihtne see nagu võiks olla. Aga mis soovitused, mida sa annaks, sest seda on ikkagi nagu päris tihti, eriti kuna pooled kooselud ei püsi koos, et seda on ikkagi päris palju, et on pead minema sisse, kus on, ma olen ka seda teinud, et pead minema suhtesse või lähed suhtesse, tahad minna suhtesse, kus on laps on ees. Et mis soovitus sa annad, kuidas seda protsessi nagu võimalikult nagu mõnusaks teha? Ütlesid praegu, sa lähed suhtesse, laps on ees. Yeah. See sõna, see ees, see kõlab nagu hästi. Aga samas algusest on. No, mingil määral. Esimene aasta mul oli nagu konkreetselt nagu see tunne, et on nagu ees, et see, mul võitis, ma olen jaganud ka, et mul võitis paar aastat aega see protsess. Ja ma nagu ei anna selles suhtes hinnangut, aga see on nagu huvitav sõnamaks ja mõtleme, et mingil määral ma nagu võib-olla seda poolt nagu ei näinud, ma ütlen, et ma olin nagu hästi omaks võetud ja nii edasi, aga võib-olla seal jälle taaskord koht, kus sa näed nagu kaaslase kohta nagu hästi palju neid punaseid või rohelisi lippe. Kuidas ta lapsega? Kuidas ta on lapsega, kuidas ta võib-olla seda eelnevat elu nagu kokku pakib veel ju, sa pakid ju tihti aastaid ja veel laste puhul võib-olla 10 on ju. Et seal kui palju nagu vastutulelikkust ja mõistlikkust ja siukest nagu heatahtlikkust ka võib-olla mingid, inimesed ju jagavad, ma ei tea, vara ja lapsi ja nii edasi. Kui sa vaatad, kuidas inimene on nagu nõus, kui palju nagu kompromisse tegema ja minema need kompromissis nagu nii palju samme nagu edasi, et võib-olla see sama andis mulle hoopis vastupidi nagu nii tugeva kindluse, et tegemist on nagu ülimõistliku inimesega ja samas ka võib-olla selle nägemisega, kui palju austust ta tegelikult vajab nagu ja väärib selles nagu võib-olla nagu see ei puudu, et siis ma võib-olla mingil määral nagu hakkasin, ma tahaks öelda kompenseerima mingil määral võib-olla seda poolt, et näed, et see on võib-olla see algus, mis ma välja tooks nagu, et ja võib-olla need samad, et istume ja joome teed nagu, et inimene tegelikult on ülipalju väärt nagu sellist suhtlust nagu, et ja kui lapsega suhtesse minnes, sa pead olema nagu realist ja tegelikult on see sama, vaata, kui sa saad ise lapsed, et sa tead, et nagu mingid ajad lähevad mööda nagu, et sul ei ole mõtet seal hakata suhet kangutama, lõhkuma ja nii edasi. Need ajad lähevad mööda, vaata, et hästi realistlikult võib-olla neid ja ikka siuke veits optimistlik, siuke aitab kaasa nagu selles suhtes, et sa nagu lähed sellesse ja mul on nagu iseenesest väga hea meel, et need kõik asjad niimoodi nagu on läinud ja Tomi ikkagi, sa pead ise olema nagu hästi normaalne selles protsessis nagu, kui sul on nagu endal laps ja niimoodi, et keegi kannataks. Et see on, ma arvan, et see on hästi ja kui sa ise lähed suhtesse inimesega, kellel on lapsi, sa näed väga palju ära juba. Sa näed nagu, sul ei ole nagu probleem võtta vastu seda otsust, kas sa tahaks sellise inimesega lapsi saada või mitte. Nagu sa näed selle ära nagu, et ma ütlen siiamaani, mul võiks veel neid olla veel. Et nagu öeldakse, et vaat, saa nii palju lapsi, kui sa ise jõuad ära kasvatada, aga samas nagu, kui sa näed nagu seesama, kui nagu selles maailmas võiks olla nagu siukseid isasi või lapsel nagu rohkem, rohkematel lastel, et siis sellepärast ma nagu oleks võimalik hea meelega neid võiks tulla. Oleks rohkem, et oleks rohkem lapsi, kellel oleks hea isa. Kirjutad alla, Tomi, paneme vabriku käima. Et selles suhtes, et ma saan aru, see nõuab nagu hästi palju ressurssi, aga ma ja võib-olla teinekord inimesed ütlevad mulle ka sotsmeedias, mis sa kiidad stiilis oma meest nagu. Aga kui ma vaatan... Mis mõttes? Saada edasi screenshot. Aga ma ei kiidaks, tegelikult ma ei kiidaks, kui asi oleks nagu seda väärt. Ja, päris. Mis neist välja teed, ära tee välja? Ei, ma ei teegi, usu mind. Ma võin arrogantne tunduda, eks ma olen ka, aga mul on suht suva. Inimesed mõtlevad. Ja mina nagu hindan seda samast, ma võin pläkutada kõikidest asjadest 10 ringi teha kvartalile oma jutuga, aga ma hindan seda sama, stiilis, vaata, ta ütleb mulle, et mida sa segad vahele stiilis, aga aus, nagu ma reaalselt astusin talle infoga sisse. Ja kohe saad. Ja ma ei
ma ei null nagu halba tunnet, sest see meie dünaamikas sobib. Ta ühtegi asja ei ütle samas mulle niimoodi, kus ta ei, nagu austusväärselt nii-öelda, kus ma ei ole ära teeninud nii-öelda seda infot, on ju, või ei ole oodatud koht. Ma hindan ausat infot, ta pakub mulle seda, aga kui ta hakkaks mind materdama ja nii edasi, ta teab esimese asja, ma kõnniks uksest välja nagu, sest ka minul on nagu standard, vaata selle austuse, austava suhtuma, hoolivuse ja nii edasi, et see ongi pull, et nagu me ühised väärtused, eks ju. Mingid olukordi me räägime, mis ümber toimuvad, ma ütlesin, ma oleks sammu su maha jätnud stiilis nagu. Kui sellised asjad oleks teil. Aga kas see dünaamika on nagu nii-öelda tulnud nagu intuitiivselt või on tegelikult ikkagi see natuke nagu õpitud ja treenitud? Lihtsalt ma enda näitelt võin öelda, et nagu mulle meeldib rääkida, kaasale meeldib rääkida seltskonnas ja siis ongi see, tihtilugu me sõidame nagu üksteisest üle ja siis me hakkasime treenima puhtalt seda, et nagu ongi, sa paned käe peale, annad märku, et jõu, kuule, tegelikult mul on minu ruum praegu, on ju. Seda osa meil nagu ei ole vaja olnud, vaata, et see suhtes, et ongi, et mina nagu... Tomi alati ütleb, kui... Tomi räägi kunagi. Ma nagu ei viitsi rääkida ja sina nagu räägid. ja selles suhtes, et ei ütleme niimoodi, et ma mingil määral nagu ikkagi ma ka märkan võib-olla suhteliselt kiiresti ta mingist lausest, nii, sa tahad tegelikult mingi koht nüüd seda jagada. Ma arvan, kindlasti me oleme nagu väga palju ikkagi õppinud, et ma ei tea, kas me oleme nagu teadlikult treeninud, et kuule, et teeme proovime nii, et seda me ei ole... Me oleme emotsionaalselt intelligentsed. Lihtsalt olete emotsionaalselt intelligentsed. Mu lemmiktund koolis oli emotsionaalse... Ma ei teadnud sellest enne midagi, ma meil ka temaga tundi ei olnud. Ei tea midagi. Aga... Ma kohtusin temaga, siis ma hakkasin lugema igast raamatuid ja siis ma nagu... Tegelikult ma ütlen, ma arendasin nagu hästi palju iseennast. Ehk siis tegelikult ikkagi on. Aga kõige toredam on see, mul oli emotsionaalse intelligentsuse nagu mingisugune tund ja see õpetaja tekitas mulle trauma nagu. Või trauma. Stiilis mu vanemad lahutasid suurelt, kõik oli väljas ja ma astusin klassi sisse, tõmbas terve klassi ees selle. Anni umbes stiilis. Mis ei tapa teeb tugevamaks stiilis niimoodi, et kõik vaatasid mulle otsa ja ma olin nagu pisarad hakkasid voolama, et kuidas sa õpetad siukest ainet tänases päevas nagu, mul tuleb nagu, silm läheb märjaks nagu, selles suhtes, kui ma vaatan seda väikest neiut, on ju, kes sinna läks, kes ülihapras kohas oli, on ju, endas, täna ma saan aru, et vaata, see inimene ei ole selle pärast halb, vaata, ta üritas teha midagi nagu toetavat, on ju, ta ei tulnud selleks sinna seda ütlema mulle, et mul oleks raske, et kõik mind vaataks ja ma tunneks ennast kehvasti. Absoluutselt mitte. Aga mul tekkis ka ikka aastaid oli mingisugune trots selle õpetaja vastu ikkagi. Ma olen ka öelnud inimestele kindlasti halvasti. Ma olen ka küsinud stiilist, millal te lapsi saate inimeselt võib-olla kellele. Kui tegelikult eks ju. Ehk siis me kõik teeme neid asju, me peame nagu olema lihtsalt lahked ja hoolida. Räägi vähem ja on jumala. Ära suhtle mitte kellegagi ja sul on kohe kõik probleemid lahendatud. Tomi rahule. Aga ilus. Ulga, aga räägime sellest ikkagi sellest samast, mis tõid nagu teemaks ka, et te olete sellest palju rääginud, palju sellele peate, eks ju, teie lapse saamise lool, aga teil ei ole ka selle nagu lihtsalt tulnud, ütlesid ka, et esimesega oleks 3, eks ju, nagu aastat, et nagu aega, et ma saan aru, et Tomi, sul oli vist põhiline põhjus oli siit sina, et õnnetus oli vist või? Vastab teale? Jah, mul oli mootorratta õnnetus oli 2008 sügisel ja siis pärast seda ma tegelikult ju ei käinud kontrollis, et ma ju tegelikult ei teadnud, kas ma saan või ei saa või polnud nagu kuna ei olnud plaanis on ju. Ja siis elasin nagu edasi ja siis kui tuli mingi hetk, kus tuli see lapse soov ja hakkasime proovima, siis nagu ei saanud nagu loomulikul teel ja siis käisime nagu testimas. Mina ja ma ei mõtle, kas sina ka vist ikkagi on ju ja siis testisime ära ja siis oligi, et mul oli nagu 0. 0? Mitte ühtegi ujujat nii-öelda? Mitte ühtegi ujujat, ujusid, aga ei ujunud. Selles suhtes, et ujusid, aga mitte nagu aktiivsed. Aga sa pidid minema nii sügavale. Ja siis oligi, et siis pidin nagu minema sinna biopsiasse, et hakkasime nagu vaatama, et kas nagu saab nagu otse munanditest kätte. Ja sealt tegelikult saadi kätte, seal katseklaasi peal vaadati, et tegelikult on nagu kõik olemas, aga lihtsalt ei tule nagu välja. Midagi on lõigatud lihtsalt. Et nagu arvatavasti on mingid juhtmed on kuskil katki või mingi juhe sealt, et kust lihtsalt ei tule neid nii-öelda seda osa siis. Seda osa jah, mis on siis viljakas osa ei tule siis välja. Nii ongi. Ja siis oligi, et siis me proovisime siin Eestis, see oli siis tegelikult Eestis päris algeline veel, see oli 2013 või 14 oligi
Väga ma need esimesed opid siin tegin, sest inimene, kes mul tegi opi, ma olin tal vist esimene. Ei taha, kas sa tahaks sinna? Ei taha enda mulandit kallale lasta kedagi, kes esimest korda teeb. Kuna see oli Eestis nagu nii algeline võimalik, et siin mõni võib-olla doktor oli veel teinud, aga see doktor konkreetselt oli igatahes, jah, ma olin tal kas esimene või teine patsient, ma mäletan küll väga hästi. Kusjuures raamatus on see kirjas. Ja teil on raamat ka, et kes pealkirja oli raamatul. Ja seda on veel täitsa raamatupoodis saab, et kellel on sama protsessis kindlasti. Ja seal on tegelikult kirjas ka, ma ei mäleta, kas olin ma esimene või teine, aga jah, et oligi, et ja siis me proovisime seda siin Eestis, siis Anni pidi ka ju endal tekitama need süstimised ja kõik need IVF-i need värgid ja siis me läksime Hispaaniasse, kuna me Eestis ei saanud, siis me soovitati nagu häid neid laboreid või kliinikuid, jah, väljaspool Eestit olid siin mõned ja me mõtlesime Hispaania, valisime välja, seal meil samamoodi ei läinud õnneks, siis me jõudsime Lätti välja ja Lätis meil läks õnneks. Ja kusjuures see Läti on nagu megana. Või oli, me nüüd ei ole tõesti ja nüüd me oleme nagu tagasi Eestis. Ja nüüd me oleme tagasi Eestis, jah. Lahe. Et kolmanda nii-öelda lapsega tagasi Eestis, eks ju. Ring sai täis, vaata. Täitsa, see mootorrattaõnnetuse lugu, lihtsalt mul on endal ka mootorrattaõnnetus, kus üks auto parkis tee ääres, keeras mulle ette, sõitsin otsa sisse, mul oli veel tolleaegne tüdruksõber oli taga, ta lendas üle minu, ma läksin ette, kõik see tuuleklaas ja siis kubemega tegin mõlgi sisse sinna paaki ja ühe käega nagu murdsin selle lenksu ära, see hoidsin pidurit nii kõvasti, et see lenksu murdsin, lendasin üle, eks ju, mingid väiksed luudvärid ka ja muna olid täiesti sinised ja ma samamoodi ei läinud kontrolli, aga mul oli kuni laste saamiseni oli kogu aeg oli teil kuklas see, kas ma ikka saan, äkki ma ei saa. Et mul läks õnneks, et järelikult kõik jäid terveks, eks ju, sain lihtsalt selle paugu, aga et see on õnne asi. Sina tulid, kui me saime tuttavaks suhteliselt, ma ju küsin igasuguseid veidraid küsimusi hästi kiiresti ja nagu saan inimestega, sa ütlesid mulle, ei, mina ühtegi last rohkem ei saa. Ei taha nagu. Ta teadis. Pani kohe üks veitsi lauale. Ei, rohkem ma lapsi ei taha. Okei, põnev. Vaatame seda asja. Aga siis, kui me nagu niisama suhtlesime, et tuli suht selle infoga, nagu ta oli täiesti kindel, nagu, et rohkem lapsi tule, näed. Sellepärast ta võib-olla ei mõelnudki sellele vaata. Aga siis, kui see uudis, eks ju, tuli, siis sa tegelikult juba tahtsid ja siis ei olnud küsimust, et kas te lähete edasi või ei lähe edasi, siis oli ikkagi kindel, et te lähete protsessidega edasi ja nii-öelda teete kõik, et kätte saada seda. Väga lahe. See on keeruline. Otsus nii-öelda. Jah. Kui juba koos, siis... Lihtsalt palju aega, palju raha ja üks ega ta lihtne. Oleks saanud korteri selle raha eest. See protsess ise on nagu põnev. Põnev, nimetad põnevaks. Kui sa oled läbi teinud, on ju need kõik võimalikud, kuidas seda nagu tehakse reaalselt, on ju, raamatus ma kirjeldasin nagu detailselt, aga lühidalt nagu ongi, et seal on ju mitu varianti, et seda varianti Eestis ei tehtud üldse süstlaga. Tegelikult on hästi lihtne. Kõmm süstal sisse, kõmm välja, kõik on hästi, on ju. Et oled üldnarkoosis loomulikult, on ju, kõik on hästi. Eestis esimest korda üldnarkoosi all, seal käib nagu, põhimõtteliselt nagu habemajamine. See tehti, esimest korda tehti üldnarkoosi all, ma ei teadnud midagi, on ju. Aga teine kord ja kolmas kord, mis iganes tehti see kohaliku tuimestusega. Sa oled täiesti üleval, sa kuuled nii. Siuke kõva vend, vaata. Sul pannakse, sõna otseses mõttes munad pannakse mingite tangide vahele, sa ise, Palun ärge lõigata sellest sotsmeedia klippi nüüd nagu. Aga lihtsalt, ei, ma ei tea, ikka võiks. See oli päris hea koht. Munad tangide vahele, Tomi Raula. Elu. Aga ei, see protsess, ma isegi ei tea, kas enam nii tehakse, võib-olla nüüd on igal pool see süstlavärk, et aga süstlaga on hästi lihtne ja see ei ole midagi. Et üldnarkoosi all ka veel, et pole hullu midagi. Hästi lahe on ka see, et nagu Tomil jälle nagu ta ütleb, mu savi vaata, ta on nagu savi, mis inimesed arvavad selles suhtes niimoodi. Ja kui me selle raamatu kirjutasime, ma olin ise tegelikult päris ärev, mind annab nagu ärevaks ajada, sest suva. Et mida teised arvavad? Ja siis, kui see raamat nagu hakkas välja tulema, ma olin isegi täitsa ärev nädal aega ja siis see tuli välja ja mulle meeldis nagu, kuidas Tomi sai ka tegelikult nagu minu arvates ka hästi teenitult seda kiitust, nagu hästi paljud naised kirjutasid mulle, mingi 500 kirja tänaseks tulnud nagu, kus kõik kirjutavad, kuidas nad on üksi, kuidas mees ei taha minna kuskile uuringutele ja nii edasi ja kui paljud nagu tuli siis tolle hetkel ka kirju, kuidas, et mees on nõus nüüd minema nagu. Et seesama, et me käisime aga me käisime seal Anu saates, vaata, see oli ainuke asi, me ei tahtnud ka teha sellest mingit meedia asja.
inimesed leiavad üles, kellel see mure on, onju. Ja tegime ühe korra ja kui palju siis sealt tuli ja mingid arstid kirjutasid ja nii edasi, et nagu, et ülilahe jälle, see ongi seesama, see mees nii-öelda, kellele mina nagu hea meelega nagu naisena toetun. Milline ukseava, eks ju? Jah, ta on igas nagu selles nurgast on hästi nagu äge, nagu mees vale häbitavad. Mõtle, sa oled suhtes, sul on naine, sa oled võib-olla, ma ei tea, juba 5-7 aastat, ei saa loomulikul teel ja siis naine, ja naine ütleb, teeme seda ja mees, kuidas ma ütlen, kuidas ma üldse saan nagu öelda, ma tahan olla selle naisega koos, tahaks nagu last, on ju, aga ma ei ole nõus nagu nii saama last. No, aga ei ole nõus uurima. Või ei ole nõus uurima. Sa saad ju aru, et naine on ju õnnetu, et mis nagu kooselu nagu see tulevikus sul annab nagu, et kui see üks pool on õnnetu tegelikult. Ei annagi. Ei annagi. See ei anna ju minna lõpuni selle kooselu, et ühel hetkel ta on nagu nii kriisi peal. Aga siis ongi, et tehke kohe see otsus ära, et minge lahku või minge nagu koos edasi ja tehke nagu koostööd selle sama asja nimel. Mis me oleme hästi palju rääkinud tegelikult, kui palju on nagu suhteid, mis tegelikult on niisuguse küsimärgiga suhted, vaata. Mul alati meeldib öelda seda, vaata niisama naljaga, tõde läbi nalja või niisama, kui mingi inimesed abiellu kusagil, siis mul nagu, ma olen niisugune musta huumorimees, terve elu olnud. See, mis tänapäeval on nagu, ma ei tea, tabu ja kõik on nagu vale ja nii. Minu peres oli inglise huumor, okei, ma tulen jälle sellest ajastust, kus oli okei, aga mulle nagu sobib see must huumor ja ma võin kõike igasugused huumorid teha ja see on nagu aktsepteeritud. Et aga alati, ma ei tea, käid ka bändiga niisama, esined siis niisama, palju pakud, alati, mitu aastat. Ulmas, vaata. Ei, me läksime sõpradele külla, vaata, et neil oli see nagu pilt seina peal, siis Tomi mingi, kui nad lahku lähevad, kumb selle pildi endale saab, vaata stiilis nagu, okei. Aga see ongi vaata teatud nagu, see on tänasel päeval on see, et sa pead juba teadma nagu, kes su publik on, et nagu mingid inimesed nagu hindavad seda huumorit, mingid mitte ja tihti, kui see sind kipitab, siis miks vaata. Jah. Ja miks see pihta läks? Kas sa oled nii kindel, et siis sellest nagu suhtes pääseb? Ja sa näed väga paljudest ära, sa näed juba sellest, eks sama, mis sa ütlesid, et kui sa saad sotsiaalmeedias kirjutisi, et miks sa oma meest kiidad? Ja. Mida pekki? Nagu mida pekki? Aga ma näen ka neid, kes kiidavad ja siis sa tead, mis seal taustal on. Okei, et kes on nagu, okei. Sa pead kinni ja. Et ei ole päris nagu laus. Nagu sotsiaalmeedia, mul ongi mingi viimasel ajal, vaata, kuna ma tegutsen hästi palju sotsiaalmeedias, siis mul on viimasel ajal tihti see, et ma hakkan nagu juba, mul midagi on, et seal, et kas ma tahan seda teha, kui palju ma tahan seda ja nii edasi, et kui sa vaatad, et stiilis naine paneb meele niimoodi vastu pead ja siis naerata nagu ja sa vaatad, mis siin toimub nagu, mis need kuvandid on, mida me tekitame, mis ei ole nagu päris elu, et mul tekib hästi tugev nagu see, et kas ma tahan jagada, kui ma tean, et kui paljud jagavad analoogset asja, siis taustal on midagi muud. Et mul tekkiski nagu vahepeal siuke, aga samas siis ma tuletasin jälle endale meelde, et ma pean tegema nii, et mul oleks nagu fun. Ma olen vist jälle naiivne, et ma usun, et nagu päris on jälle nagu vahepeal, et ma nagu ei taha seda üldse uskuda, et keegi paneb kellelegi tou kirja ja nagu, et naerata raisk. Aga vaata, seesama nagu Tomiga ma läksin suhtesse, siis ma nagu eeldasin alati, et kõik, mis meedias kirjutatakse, on täpselt nii on ja stiilis kellegi, väga palju sa näed pealkiri ka mingi, et keegi vist on kellegiga koos või vahepeal pettis vist kedagi ja nii edasi. Ei, me oleme koos ja siis Tomi on mingi et siin nagu alguses hästi kiiresti tegi mul selgeks, et nagu hästi tihti, kus nagu suitseb, see ikka maja on täitsa maavaland juba. Okay. Et nagu nii pidi hoopis. Reality check mulle nagu ma mingi, nad ütlesid, et kõik on hästi ja mingi et kui palju tegelikult on nagu ka meediast jookseb läbi mingeid asju, mis sa nagu usud naiivselt, et ei, ta ütles, et ei ole, järelikult ei ole, vannutakse, ma ei tea, mille nimel ja siis tegelikult sa oled nagu okei. Kõvasti hullem, eks ju. Tomi tõi mulle ikka nii maa peale suhtes mingit asjadega. Kuidas tahaks küsida veel, et kuidas teil oli, et et ongi see laste tuleks suhtesse, eks ju, ta mõjub nagu ühte teistpidi, teil oli see saamise lugu ka, ütleme, et kuigi sa oled öelnud ka, Anni, et see ei olnud nagu kuidas ütleme, et see ei olnud nagu sulle eraldi töö, eks ju, et see oli mõnevõrra nagu protsess, mis oli kogu aeg loomulikult teil nagu taustal ka, aga ikkagi ei ole nagu loomulik, see nõudis ikkagi tööd, tegevusi, raha, aega, kõike seda, et natukene võib öelda, et keeruline ka, et jah, see nagu kogu see protsess, et kas see osa ka nagu teid veel tõi nagu kokku lähendas, et läbi raskuse ikkagi nagu minek,
et see ei ole lihtsalt, et okei, nüüd on meil laps käes, eks ju, aga nüüd on see, et selle lapse tulek oli nagu eraldi nagu töö, eks ju. Et kas see tõi teid kokku ka rohkem? Kindlasti. Ja vaata see hoolivus ja hoidmine, nagu seda on siis veel rohkem selles protsessis, on ju. Et Nüüd tagasilööke ju on oluliselt rohkem, kui ei, 3 korda on õnneks läinud, on ju. Noh, need on ju, ma ei tea, 20 korda võib-olla ei ole, on ju, et siis need pisaraid ikkagi on ühitud üksteistel, on ju. Et aga ma tooks võib-olla isegi sellise asja, mida inimesed tavaliselt ei mõtle ja võib-olla kus see raskus võib-olla minu jaoks oli üllatavas kohas oli see, et kui laps oli nagu sündinud ja selles suhtes ta kindlasti ka emotsionaalselt nagu ka sai kaasa mingid nagu sellised mured või rõõmud on ju sealt raseduse ajal ja nii edasi ja siis kuidas sa nagu hoidsid teda on ju. Aga ma ei tajunud, et nagu, kui sa oled tahtnud midagi nii kaua, nii väga, siis sa ei luba endale tunda ka seda, et see on raske. Ehk siis see esimene aasta lapsega, see oli tegelikult meil päris raske, no, füüsiliselt nagu, ma mõtlen mitte oma vahel, me isegi nagu toetasime üksteist nagu hästi ja ma nagu seda ei üldse ei ütle, aga kus me kõndisime temaga magama, unesi, kõhukotis, seljad, mõlemad haiged, ei maga, öösel ta õnneks magas, aga siis pani 2 tundi teda magamas, nagu tõesti, ma mäletan seda tunnet, mis selg lööb tuld juba, sest ta on nagu raske hoida ja nii edasi. Ja siis ma isegi nagu ei julge või ei taha nutta, sest kuidas sa julged kurta nüüd, kui see laps on sul käes. Minu jaoks, kui suur raskus tegelikult seal, kus ta hakkas aastaseks saama, siis ma hakkasin nagu vaikselt nagu kokku kukkuma selle koha pealt. Nagu. Et ma ei lubanud endale seda tunnet, sa ei tohi kordagi arvata, et see on kuidagi raske. Et ma mäletan nagu seda, et see võib-olla oli minu jaoks nagu kogu protsessis nagu kõige raskem oli see, kui ta hakkas aastaseks saama ja sa tundsid nagu, et noh, ma ei jaksa, ma ei tahtnud seda öelda kunagi, et ma ei jaksa või et see on raske. Ja siis ma nagu mingil ajal nagu, siis ma veits nagu murdusin. Murdumise koht oli. Et nagu sa võid öelda, et see on raske aga ma ütlen, et see, kui sa kuuled, et keegi naisterahvas räägib, et issand, et ma ei saa magada või et noh, ma mäletan, Tomi veel võttis hommikul, ma ei tea, 6 võttis lapsed, oli temaga tunde all, ma magasin ja ikkagi mul oli raske vaata. Ehk siis nagu, ma ütlesin ka Tomile seda teinekord, et sa andsid mulle nagu magamiseks aega ja nii edasi ja mul vahepeal ikka, kuidas see on võimalik, et mulle tundub, et nagu sa ei panusta, sa olid täiskohaga kodus, vaata. Ma olin täiskohaga kodus ja ma ei näinud seda, ma ütlesin ka, et ma ei näe neid tunde, kus sa oled lapsega ja mu aju nagu trikitab, ütleb, et nagu sina parasjagu nagu ei ole tegelenud. Ainult puhkad. Ma ärkan 30 minutit olen nagu tegelen lapsega ja ma olen mingi, miks sa ei aita? Ja nagu halloo, nagu mõistusega, et tegelikult on sul mitu tundi lasknud magada kõik, et öösel ma ei tahtnudki abi, nagu ma ei taha beebidega abi, mul kiiresti klõks, söödad ära, nad magavad edasi, kõik on nagu selles suhtes mõnusad olnud siiamaani vaata väike, et see on nagu pull jälle, et mõlemad füüsiliselt täiesti läbi nagu, kuidas me ikka täiskohaga mõlemad kodus, okei, sa käisid nagu bändi tegid ka, aga siiski, eks ju. Aga samas tuled tagasi, on ju, et oled hommikul ikka olemas. Kuigi pole maganud. Ja ma ei saa aru, kuidas need naised hakkama saavad päriselt, kellel nagu, neil on kogu asi enda. Kellel on öövahetused, eks ju, lisaks on see, et hommikul mees läheb tööle, eks ju. Sa teed mehele veel süüa, saad riigid, mind ei ole, mul ei oleks nii veel lapsi, mitte kuna. Nagu, mul on nagu seda hästi kahju öelda ja need võimalused ja dünaamikad, ma ei saa hinnata kellegi dünaamikat, on ju, sest et mingid asjad sobivad, mingid asjad ei sobi, on ju, aga näiteks mina ei suudaks, kui ma ei saaks tänasel päeval teha mingeid projekte ja asju, ma kindlasti oleks nii õnnelik, on ju, aga mõni ei tahagi ja ma ei saa seda hinnata, on ju. Aga lihtsalt nagu kui mehega koos on nagu raskem, kui on mehed, nagu kui mees on eemal, siis see on nagu ka, miks me seda lippu ei lehvita ammu, on ju. Aga see esimese aasta punkt oligi siis kõige raskem koht või kuidas see sealt, kas see aitas jälle aeg või aitas midagi veel, et sealt välja tulla sellest raskest punktist, kui see esimene laps oli aastane? Mõtlema, mis me tegime seal, sest mul on nagu nii selgelt see meeles. Mul on kõik kirjas. Ja Tomi kirjutab päevikut iga päev. Ma hakkasin nädal aega enne esimest last Anniga siis 2017, mis iganes 28 sündis, et ta oligi 22 või 21 enne jaanipäeva, siis hakkasin kirjutama nädal enne lapse sündi päevikut. Ausalt.
ausalt otsa. Iga päev. ja kui laps ütleb, et stiilis midagi on kodus öelda midagi, et mis sa siin nagu mingi nii pahurdad või midagi, sa loed seda kunagi. ma olengi nagu öelnud jah tütrele, et ta saab need kunagi kõik enda kätte, et seal on nagu tema elu esimesest päevast on kõik nagu iga päev kirjas, mida ta ilm üldse kõik asjad, et aga ma arvan, et see on nagu ma saan ise aru sellest, et see on nagu nii mega asi, et tänasel päeval on päris keeruline seda kirjutada, sellepärast et sul on neid 3. Ja siis ongi, et mina vajan nagu seda, mul oli esimese lapsega hästi lihtne, et ma võtsingi tema alla, nagu Anni ütles, paar tundi olin all, olingi pisikene, mis iganes, kas vahepeal temaga midagi võtsin kohvi, siis ma vahepeal sain kirjutada, ma hommikuti kirjutan, et minul nagu hommikul see aju töötab hästi ja mul on mõnus. Aga praegu on, kui sul on neid 2 ja siis tuleb see 3. ka ja alla, et siis ma ei saa, ma ei suuda. Ma tahan nagu keskenduda, et andke mulle nagu ruumi, nii et aga ei, ma ikkagi kirjutan, aga lihtsalt teinekord ma ei suuda nagu, mul oli kombeks nagu kirjutada järgmine hommik, eelmise päeva asjad kõik ära, on ju. Et nüüd mul on nagu natuke delay, et ongi, et ma teinekord võtan telefoni, scrollin nüüd, on ju, vaatan sõnumid, okei, see oli see päev, et see on selles suhtes juba jõle äge nagu iseenda kohta mõelda, et kui ma sul küsin praegu, näiteks ütlen sul lihtsalt suvase kuupäev, 17. juuli 2023, mis tegid, on ju? Ta käib mingi. Ma löön selle lahti, mega, ma näen, ja sul tuleb meelde, mis on põhiline, et see ei ole nagu nii, et issand, ma nagu ei mäleta, siis sul tuleb meelde, tegelikult sul on aju, sul kõik su ajalugu meeles, aga sa ei mäleta seda niimoodi, see on loogiline, aga kui sa hakkad seda minema, siis sul nagu tulebki nagu iga päev põhimõtteliselt meelde, oli tõesti nii, tead, kui äge see on ja tegelikult see on sellepärast ka äge, ma arvan, et üks asi on nagu tore, mida meil ei olnud jälle, meil on need kihvtid vanaaegsed pildid, paar tükki on ju, videosid ei ole, on ju, mäletad, kui oma elu umbes alates, ma ei tea, 6., 7. eluaastast, ma arvan, tänapäeva lapsed mäletavad 3-aastast, sest nad näevad nii palju nagu jah, et see pilt on nagu kogu aeg neil ees, on ju, ka oma emast ja isast on ju, ma ei tea, kui piltlikult öeldes täna mind enam ei ole, siis ma arvan, mu 3. näeb nii palju seda videot minust, mis me oleme koos juba teinud ja kõiki asju on ju, või aga Annist, et tal jääks nagu mälestus nagu päriselt olema. Et aga just, et mul on nagu see mälestus, et laps saaks nagu teinekord võib-olla on siuke asi, et ta ma ei tea, võib-olla ma ei jõua rääkida kõike, võib-olla ma ei oska kõike rääkida, võib-olla Anni ei jõua, ei oska kõike rääkida mingi hetk elus, kus ta nagu tahab, et miks ma olen nagu selles momendis, et miks ma olen selline või miks ma ei saa siin sellega hakkama, kui ta nagu lihitseb seda raamatut, ta näeb nagu minu suhtumist, suhtlemist, ta näeb et ta tajuks nagu milline mina olen. Et ma nagu kirjutan Annist, enda arvates suht nagu ausalt. Ma ei ole kunagi lugenud. Et meie asjadest nagu, et siis ta nagu saab aru äkki. Vahenissi. Vahenissi, lihtsalt ta saab nagu ise endast võib-olla teinekord aru, et äkki mul on nagu see nagu asi, vaata, see sama jah, et see tuleb sealt ja see tuleb siit, et kurat näed, et ta oli siukene või see. Ei pea self-help booki lugema, tuleb seda vaata, et ta saaks nagu iseenda nagu tulemisest nagu aru ja kust ta on tulnud ja miks ta siukene on, nagu ta on, ja nad kõik nüüd siis on ju. Et ma ei tea, vaatab, kaua ma seda vastu pean, kas nii kaua, kuni viimane saab 18 või? Aga Tomi on täpselt nii stabiilne ja siuke konkreetne inimene, et ta teebki. Võtab ette, läheb läbi ja mõtle endale. See on see, nagu mida ma hästi nagu austan nimetada. Aga ma hakkasin seda kirjutama sinule, sina ütlesid, et võta päevik ja siis kirjuta näiteks. Tundeid või mõtteid välja vaata. Aga endale vaata vaimsele tervisele ka tegelikult. Kui vähe me teeme juba enda mõtete väljakirjutamine on ju tohutu endale rahustav, eriti kui sul on ka, sa ütlesid, et nagu isalt tulnud ka see, et nagu palju tahad teha, eks ju, palju toimetada, rahulikult olemine on raske. Tegelikult, kui sa oma mõtted juba välja kirjutad, annab ka sulle selle nagu väikse puhkuse, et saad mingid asjad endal peast välja. Jah, Anni õpetas mulle hästi, ma mõtlen alguses nagu kuidas... Anni, ega. Ta õpetas, ma olin nagu vihane või mis iganes mingi asja peale, sest ütles, et kirjuta see mõte või see nimi või mis iganes asi, kirjuta sinna, on ju, pane see nagu põlema, on ju, ja lase nagu minna, on ju. Emotsioon minema. Ja siuksed asjad, on ju. Ma ei tea, kus ma neid võtnud. Ma mäletan, ma tegingi seda ja mingid asjad nagu ma ei tea, pärast seda on Anni nagu suurepärane naine. Ei, ta nagu hästi... Anni nimesid siin põletatud on. Aga ma sain aru, nagu Tomil oligi hästi palju pingeid ja asju, millega tegeleda tegelikult meie suhte alguses nagu ja selles suhtes ta on ikkagi nagu hästi nagu mõislikuks jäänud ja nii edasi, aga see ikkagi mingi asi ju sul siin võib-olla sa lähed ju närvi asjade peale ja sa nagu tahad reageerida, et Ma just ütlesin sulle üks päev, kurat, ma enda peale on nagu ma olen nagu natukene nagu, ma enam nagu, ma ei tea,
ma olen nagu nii nagu kuidagi võtan nagu kaine mõistusega, tahaks jah. nagu öelda, mida ma mõtlen, aga ma ei ütle, sellepärast et ma kuidagi nagu mõtlen enne läbi ja siis nagu saad aru, et tahaks nagu piltlikult öeldes rusikaga ära panna kellegi, kurat, ei, ma ei tee seda, kuidagi nagu tasakaalukas ja niisugune, et mis on tegelikult nagu kõik õige ja samas teinul mõtled, et nii nõme. ei et tegelikult ei ole. Ei, aga jah, et ühesõnaga, mis on tegelikult nagu positiivne, et oledki saan nagu seesama emotsionaalne intelligentsus, et sa oled nagu. Ma hästi tegelikult nagu... kasvades fännasin neid samasi emotsionaalse intelligentsuse raamatut ja niimoodi mind huvitas needsamad, mul jäi meelde koolist näiteks selline lugu sealt raamatust, et kuidas inimesed instinkti pealt nagu tegutsevad mingid asjad, et see oli vist, et mingi röövel oli murdnud nagu sisse, arvati majja, isa tuli, võttis püssi, pani taskusse ja laps oli kappi läinud ja röövlit enam ei olnud ja isa läks püssiga. Ja mis te arvate, mis seal juhtus, on instinkti pealt. Et see sama, et ma mäletan, see lugu ka jättis mulle nagu selle meelde, et meil on mingid asjad nagu, kuidas me reageerime enne, kui me mõtleme. Ja minu jaoks, kuidas ma armastan seda laulu, ma laulan lausa seda kodus, seda lauset, et kui sa ei kontrolli ise ennast, siis sa ei kontrolli mitte midagi. Et need samad asjad on mul mingi lapsepõlvest tulnud, need samad raamatutest igasuguseid oma reaktsioone mingil määral, nagu ikkagi sa pead austavasse piirides nagu neid hoidma. Reaktsioone, kuidas sa räägid inimesega, mis, mina ei luba üldjoontes endale seda, ma ei ütlegi inimestele, halvasti nii-öelda, nagu või mingisugune, minu jaoks peab olema nagu mingisugune nagu kontroll ja ma tahan teada, miks ma reageerin mingitele asjadele ja seesama ka, et ma üritan nagu tegeleda sellega, et mu positiivsus ei oleks nagu see, mis on juba nagu liiga, et sa nagu et teadlikult hoiad ennast. Ja, et vaata, mingist määrast on ju positiivsus on juba nagu öeldakse, et toxic positivity, vaata, et ma nagu hakkan nagu seda, ma tegelen nagu selle poolega, et ma kõik asjad ei pea mulle meeldima, et kõik asjad ei pea lõppema positiivset stiilis, et ma nagu täna olen õudusfilmi ikka ei ole nõus vaatama. Miks ma pean endale neid negatiivseid emotsioone pakkuma? Miks sa pead traumat tegema endale? Aga jah, see suhtes vaata, need võib-olla töö, mis me tegime nii-öelda suhte alguses, me ei tajunud, see on töö, see oli mingisugune meie dünaamika ja mind huvitas, et loe seda raamatut nagu kui äge on ja Tomi on hästi nagu huvitatud minu asjadest, mina olen hästi huvitatud tema asjadest. Ehk siis see, kui minul oli tähtis, ta kohe võttis selle ette ja vastupidi. Mis on jälle üks, mis sa tõid välja, tegelikult üks nagu suhte alustalas ka, olla huvitatud teisest inimesest. Jällegi, mida paremad sõbrad tegelikult partnerid on, seda parem on suhe. Selles suhtes ta on ilmselgelt mu parim sõber ja nagu ma arvan, et ma olen sul päris heas. Vastu ka. Väga ilus. Aga meil hakkab siin vaikselt hakkama otsi kokku tõmbama, et meil on saade hakkab vaikselt läbi saama. Me lõppu teeme sellise asja, mis me siin teeme, et me küsime siuksed väiksed, ma ei tea, kas see on kiire lõppmäng või siuksed mõnusad väiksed küsimused ka. Kiire lõppmäng, midagi palatoonile kahtlane. Eelmäng, kiire lõppmäng. Ja tehtud, asjad valmis. Aga mitte küsimuste vormis, vaid lõpetage lause ära. Et lõpetage lause, mis esimene siuke nagu sõna lause sinna otsa nagu tuleb. Et vaadake, mis tuleb siuke... Kumb siis ütleb? Ma küsin, näiteks Anni, ütle sina kõigepealt, et lõpeta lause siis, et väga hea ema kõige tähtsam omadus on... Hoolivus, ma arvan. Hoolivus, väga ilus. Ja Tomi, väga hea isa kõige tähtsam omadus on... Tarkus. Tarkus. Olgu, tarkus, väga hea. Ja siis selle ma küsin teist mõlemalt, võite nagu mõelda, aga Tomi, sa vasta esimesena. Väga ägeda paarisuhte salajane koostisosa. Mis on? Koostöö. Koostöö. Aini? Heaks inimeseks olemine, et sa pead proovima olla hea inimene. Et siis see peegeldub nagu heaks partnerluseks. Samamoodi edasi, jah? Okei, et olla hea inimene, aga hea. Ja mõlemal jälle teile ka küsimus, Aini vastab esimesena, et parim kingitus, mida üks vanem oma lapsele anda saab? Olla olemas. Olla olemas. Olla olemas. Olla olemas. Väga ilus. Ja see tuleb mõlemalt kumas läbi ka täna, et see samas aeg, eks ju, et mis me tegelikult oma lastele anda saame. Mida väiksemad on, seda nagu mõnusamalt rohkem saame anda. Ja siis mina küsin lisaküsimuse. Panen. Parim kireleegi kütus peale seda, kui oled 14 aastat koos olnud. Kireleegi. Aega. Tegelikult peab võtma aja endale.
nagu selles suhtes. kireleegikütus, see on ma kõige... Sama ma olin ka kireleek on 3 last, 11 kuune niimoodi. Kireleek. Ei tule meelde. Ei tule meelde. See oli nii romantiline. Ja oli. Aga selles suhtes on äge, vaata, et me viimasel ajal just nagu peale 3. last oleme nagu hakanud rohkem deitima ja me reaalselt läksime vaata reisile. Ma olin 24 tundi olin mina Prantsusmaal, tema lendas varem sinna ja tuli hiljem tagasi, aga ma läksin 24 tunniks. Ilma lapseta, ilma lasteta. Ilma lasteta läksin, lendasin teise poole Euroopat, et tegime kiire teidi päeva, öö ja siis hommikul ma lendasin juba tagasi. Nagu me vaikselt nagu... Kireleegikütus on jah, et aeg nagu, et ongi, et kui saad nagu korra selle aja ise endale, et lihtsalt koos nagu olla. Koos veedetud aeg siis. Vanemate rollist välja, lapsevanemate rollist välja. Ja siis ütleme, et see kireleek on täiesti nagu olemas, et lihtsalt see, kui sul ongi praegu nagu siuke asi käib kogu aeg on niimoodi, et siin, siis sul ei ole seda kireleeki lihtsalt nagu, sa ei pane see tähele lihtsalt, see on nagu, nii ongi. Aga kui see hetk nagu maha vaibus ja sa korra saad niimoodi istuda, kutsuge meid iga nädal, siis me saame selle aja korra ise endale siin kahekesi. Aga vaat see sama minu arvates on hästi tähtis tegelikult olla hea sõber, et sa ei taha inimesele otsagi vaadata, kui sa näiteks kraakleks kogu aeg või kogu aeg üks tunneks nagu, et ta on jäetud üksi või see sama, et teine ei märka su asju või huvitusust ja nii edasi, et kui sa oled nagu minu arvates argipäevas nagu olemas teise partnerile, vaata, et siis see tegelikult on ka nagu ülitähtis, et ma võiks suga Prantsusmaale minna, aga kui sa oleks, vabandust väljendusest, ma tavaliselt ei kasuta, see on täielik tropp, oleks iga päev, siis ma läheks sinna päevitaks seal kuskil ja ei suhtleks su siis ka, et ma ei taha nagu kõige jubedam on see, kui hakatakse üksteist nagu vaikselt vihkama juba suhtes. Ma nagu ka seda näen suhteliselt palju. Et see on nagu nii raske on vaadata nagu... Kurb lause, jah? Et niimoodi läheb. Aga argipäev on see, need väiksed killud on see, mis seda suurt pilti ehitavad, on ju. Sest rutiin on igas suhtes ja seda on nagu palju, nagu nii. Ja see võib olla imetore asi tegelikult see rutiin, on ju. Jah, aga see on kogus. Ja vaja on Anni positiivsust sinna rutiini. No, hoopis teine asi. Mina tunnen, ma näen lihtsalt Anni vastas, kuidagi kokku sattusid ka niimoodi, vaata täpselt niimoodi, ma istun praegu Anni vastas, sest ma kutsun ennast ka paadunud optimistist eluränduriks. Sest isegi need valusad õppetunnid, mis ma olen saanud, need lõpuks muutuvad alati positiivsed. Absoluutselt. Need lööd ju edasi. Jaa, on aega. Eks ta nakkub siin mulle ka natukene. Tule midagi. Tule midagi. Nakkub siin meile ka natuke. Kirjutan alla ka sellele teemale, et ka mina olen nüüd viimased, ma arvan, äkki 5 või 6 000 päeva, ma isegi täpselt ei tea, on kirjutanud päevikut, aga mitte siis nagu nii-öelda, see on lahe mõte, et vaata lastest ka sinna sisse panna, et mul on siin kõik teemad üldiselt iseendast nagu nii-öelda, et kuidas ma kogen või näen seda hetke, et ma reflekteerin seda päeva, et tõepoolest, et see on hästi tore nagu nii-öelda juba teraapia vorm, et kuidas siis vaadata, mis kohas sa oma elus oled ja saada aru sellest, et tegelikult suures pildis on tegelikult kõik päris hästi. Et ilus, et sa seda teed ja ilus, et inspireerite. Aitäh teile, et te tulite meile tänase saatesse. Tõesti oli äge teiega vestelda ja äge on teid näha. See ausus ongi, mis te jagate, see avatus ja see nagu üksteise, see on näha seda nagu armastust, need nagu käed, see puudutused, asjad. Seda podcasti peab pildiga vaatama. Kindlasti. Ma vaatan nüüd, need küll 14 aastat koos pole. Me peame 18+ panema. Muidu YouTube'i kui paneme, siis peab nagu valima selle, et lastele sobilik. No vaat see millal musutamiseks läheb, et siin juba nii pilgud ja nooled. Paneme kaamera kinni ja vaatame, et seda hakkab saama. Et aitäh teile tõesti, et te nagu tulite ja meile saate poolt, et nagu ikkagi, et te saaksite koos teidile minna ja arvatavasti ma ei usu, et te olete käinud siis üks mõlemale teile väike muutuste rännak, et saate minna koos enda sisemaailma kaema ja muutuste rännakule saate teha väga laheda mõtterännaku läbi, et siin võite valida endale see 4. oktoobril juba järgmine, et saate vaadata, kuidas see mõjub ja kindlasti annab teile jutuainet juurde, kui te natukene enda sügavamaid soppe ka avastate, et väike meie poolt ja muutuste rännaku poolt teile kingitus ja nii, et suured tänud teile, et te tulite ja siis võtame tänase saate kokku, on ju? Just. Nii, et aitäh teile ka, kuulad, vaatad, et te meiega olite. Kindlasti külastage Papside lehte, minge muutused lehele ja loomulikult see ei tee teile mingisugust tüli, aga pange see subscribe sealt YouTube'ist või Spotify'st, sest meile teete suure teene sellega, kui te meid jälgite ja vaatate. Ja kui see saade teile meeldis,
mis ta kindlasti meeldis, sellepärast et see oli mõnusat nalja, huumorit, väga kihvt saade, siis jaga sõbraga sotsiaalmeedias, saada mõnele oma paremale sõbrale, emale, pojale ja las hea sõna levib. Just on see väike liigutus sulle, aga see aitab meil lihtsalt seda saadet teieni tuua. Nii et levitada, nii et aitäh teile ja kohtume jälle 2 nädala pärast.